täna tuleb tehniline saade, tere tulemast, tuleb tehniline episood, mulle vahel meeldib lihtsalt lendada sisse poole jutu pealt. Tšau sulle, kes kuulab kodus, kes kuulab kuskil autos ringi jalutades, kõndides, trenni tehes, ma ei tea, kus sulle pärusmaad on podcasti kuulamiseks igal juhul. Tere tulemast järgmisse episoodi, mina olen Kris ja tervitan siin tavasüli siia uude vestlusesse. Täna istun ma laua taga lisaks endale veel külalisega, või tegelikult õigem öelda 2 külalisega, 1 duo külalisega ja 2 eraldiseisva külalisega. Harva olen ma siin rohkem kui 1 inimene ja need on alati toredad, kui laua taga on rohkem kui 1 inimene, sest et öeldakse 2 pead ja need 2 pead, aga siis 3 pead ja ikkagi 3 pead. Ta annab nagu vestlusele mingisuguse teise dünaamika ja eriti neljakesti vesteldes loob hoopis nagu mingisuguse sükse, ma ei teagi, teise olustikku või nagu kuidagi atmosfääri. Nii et hea kuulaja, ma panen sulle selle vastutuse jälle kukile õlule, palun tee see teene, mis ei maksa sulle mitte midagi, vähemalt esialgu, et jaga seda episoodi vähemalt 1 inimesega, pane kanalile subscribe ja pane see kelluke ka, siis sa näed, kui tulevad uued episoodid, nagu ka see näiteks. Ja too üks uus kuulaja, mis aitab siis minu saatel levida ja seeläbi ka külaliste infol levida siis rohkemate eestlasteni või siis ka välismaalasteni, kes mingist otsast kuidagi satuvad vaatama, kuulama, kellel võiks sellest saatest ja saatest just kasu olla. Täna me räägime toidulisanditest, aga mitte ainult. Ja mitte ainult selle nagu toidulisandi nii-öelda konkreetsema nurga alt, vaid natukene teistsugustest lähtepunktidest tulenevalt, palju isiklikku kogemust ja sellist ehedat siirast jagamist, nii et kui sul on vähegi võimalik, siis kontakteeri kaasa, võib-olla leiad siit enda jaoks midagi huvitavat, mida sa veel ei tea mõnest tootest või mõne toote komponendist ja kindlasti leiad sa hunnik häid mõtteid. Häid mõtteid leiad sa muidugi kirjelduses ka, ma ise olen ka sinu eest selle töö ära teinud juba, et kui sa ei viitsi ise kaasa memo pidada, siis sa leiad mingisuguse poisu minu valitud külaliste poolt öeldud häid mõtteid ka siis saate kirjeldusest, vahet pole, kas sa oled Spotify's või Apple'is või YouTube'is või kus iganes. Nii et mine vaata. Mehed, tere hommikust! Tere hommikust! Meil on hommik. Meil on siuke lõunaeelne hommik. Kell on tiksunud vaikselt 10:28. Siin ilusal laupäeva päeval. Meie siin istume teiega ja hakkame salvestama ja hakkakski pihta nagu selle suure teemaga, et miks üldse tervis on meil valitud tänaseks saate episoodiks ja miks te üldse tervisega tegelete ja alustaks lihtsalt kuskilt küsimusi mul mõlemale korraga, mõlemale individuaalselt, aga paneks esimese latakase lauale, et kuidas te mõlemad jõudsite ühteks kokku omavahel, mis see tee kokku viis ja kust on see individuaalne terviseteekond üldse alguse saanud? No, ma ei tea, võib-olla võib paari sõnaga lihtsalt alustuseks siis öelda, et kuidas me üldse omavahel üksteist tunneme, et minu nimi on siis Johannes, kõrval istub Meiko. Meiko on minu õe siis, kuidas võiks öeldakse, nagu poissõber või elukaaslane. Peika. Peika. Ma ei tea juba, kui kaua, eks sa ise võid rätspalt rääkida, tundub nagu juba päris kaua. Et selles mõttes, et jah, ütleme niimoodi, et Meiko siis võib-olla tõi natuke mind ka rohkem nagu sellesse valdkonda ja nagu tervise peale mõtlema, sest et Meikol on endal nagu hästi tore lugu sellest nagu ka rääkida, sest ta saab seda rääkida. Ja siis mingi hetk, kui me alustasimegi nii-öelda selle oma enda nagu brändi või nii-öelda siis nagu mõtlesime, et tahaks koos mingit pere nagu sükest ettevõtlust äri teha, et see tundus nagu mulle ka hästi süge atraktiivne lahasi, mida koos võiks teha, kuidas koos nagu aega veeta ja tegelikult see tervise teema nagu mulle ka endal nagu rohkem aktuaalsemaks muutunud, et noh, juba ka vanadus tuleb peale on ju vaikselt, et siin kuidas siis ikka võimalik kaua nagu elada ja võimalikult tervislikult elada, et see on nagu teema, mille peale ma nagu ka olen hakanud aktiivselt mõtlema nii-öelda. Et jah, aga ma ei tea, Meiko, võtta tule. No minul on olnud selline, ma ütleks 15 aastat teekonda selles kõiges, et noh, see kõik see tegelikult alguse sellest, et kui tekkis pisipere juurde ja noh, mis sa siis teed on ju, et kuidas sa siis toetad seda kõike, et see nagu välja veaks ja oled nagu toeks siis nagu pereisana või lapsele või ja siis olid sellised toredad sõbrad, kes natuke nagu juhtisid tähelepanu sellele hästi, et mis sa siis teed päriselt ja noh, milliseid asju sa tarbid ja kuidas sa tarbid ja siis me jõudsime sellise mahe või öko justkui elustiilini, kus siis algas tegelikult toidulisanditest, mis olid
puhtad ökod kuskilt Hiina meditsiinist tulnud, päris hästi töötasid, aga noh, siis mõtled, et aga noh, mis ma neist nagu tarbin siin, et äkki saaks lihtsalt toidust selle kätte. Ja noh, siis tuli teine sõber, kes ütles, et noh, et nagu tegelikult ka nii on ju, et peaks saama toidust kätte. Aga noh, siis me katsetasime sellist veganlusstiili, ma olin vähemalt 6 kuud toorvegan, võib nii öelda, ja noh, seal oli nagu murdepunkt ka, et noh, tegelikult nagu päris hästi töötas, see energiat tuli täiega powerit ja aga noh, see, ma ütleks, et see suhkru tase veres kogu aeg kõigub sellise toorveganluse peal. Ja siis me jõudsime sinna nagu tavaveganluse peale, noh, seal sai natuke nalja ka vahepeal, et oled töökaastega väljas ja kutsuvad sööma, aga seal pole midagi süüa, siis tellisin endale mingi juustu ja krevetidega mingit asja, siis kõik vaatasid niimoodi kõrvalt, et wow. Keegi ei julnud midagi öelda ka, nagu, et suured mehed kõrval ja siis üks julges öelda, et kuule, see pole nagu vegan, et sa tead ka, mis sa sööd, siis kuule, nagu ole kuss, et mul on kõht tühi, et sööme nagu midagi. Et noh, selline nagu äärmuslik katsetus sai nagu tehtud ja siis mindud nagu tavanuse veganluse peale, aga tore oli nagu see, et noh, mul oli pidevalt mingid angiiniprobleemid kurgus, et sellest sai nagu totaalselt lahti, nagu läks ära. Et me katsetasime siin nagu selle toreda inimesega, et mis nagu aitaks on ju korgitsepsi, mis töötas päris hästi mingi aeg, antibiootikumid ei töötanud enam on ju, ja noh, siis sai nagu täiesti lahti, et aga noh, seal oli see tõdemus, et noh, mida sa nagu sööd, et piimatooted ja mingid sellised, mis nagu seda tekitasid seda lima kehasse ja hoidsid seda kinni seal. Et sellest sai nagu lahti ja siis tekkisid palju igasuguseid sõpru sinna ümber, kes nagu tegelevad teadliku eluviisiga, toetavad ennast, on siis need edelikud õlid või mingid muud asjad. Ja kuna ma olen ise nagu päris palju nagu neid toetanud äris, IT-maailmas, et neid asju püsti panna ja siis tekkis üks hetk ka nagu see võimalus, et üks sõber pakkus, et kuule, aga nüüd on võimalus nagu ise teha. Et süke ettevõte on pakkuda, et kes võtaks üle. Ja noh, Puhtas Pluss on nagu väga süke hea asi, mida üle võtta, sest see on tulnud nagu peremudelist, Soomes on see perefirmana alustatud ja sõber pakkus, et teeks seda koos, aga siis see nagu kuidagi see teekond jõudis sinna, et aga võiks seda nagu perena koos teha. Et võtta seda pere initsiatiivi, et noh, meil on erinevad oskused peres, et me ka nagu lähtusime sellest, et Johnny tunneb marketingi hästi, elukaaslane psühholoog oskab seda nagu vaimselt poolt hästi teha, mina tunnen IT-maastikku, siis Anne on meil peres, kes tunneb väga hästi erinevaid nagu kujunduspoolt ja pakendite keskuse teemat. Et sealt me oleme järjest läinud ja et noh, lapsed oleks ka kaasatud ja näeks seda poolt, et kuidas midagi üles ehitada ja oleks neil ka midagi legas sinna. Sikke, just ma äge, ma olen ka, ma arvan, paljud inimesed unistavad ja mõtlevad selle peale, et tore oleks nagu perega koos midagi teha. Sul endal lapsi täna ei ole veel? Mul veel ei ole. Aga on lootust, et tuleb varsti? No, lootus ikka on, jah. Ja mul on ka tütar ja ma olen ka mõelnud selle peale, et tekib kohati, ma arvan, nagu vanemas eas võib-olla see on ka nagu nooremate siblings, õed-vennad, jah, eesti keeles. Nendega tekib ka see nagu alateadlik selline vastutus, et kui see vanuse käpp on väga suur või vastupidi väga väike, et ta on hästi lähestikku, et tahaks anda nagu, või nagu suunata enne nooremat generatsiooni kaasa, kui ma ise olen mingi arengu läbi teinud ja mingisse kohta jõudnud ja ma täna näen ka, et ma tahaks oma tütrele ka kuidagi mingid olulisi väärtusi edasi anda, aga tead ei oska alati seda kohe teha ja te ei võtta kinni ka kohe ennast, et ta on täitsa teine nagu loom, minust eraldiseisvalt. Et ma arvan, et siuke pereäri teema on küll väga kihvt, mida see anda, lisaks nagu muudele õppetundide kogemustele. Ma olen siin pool naljaga öelnud, et 8 aastat on tehtud podcasti, ma panen ilmselt surmani, aga vahepeal tuleb vahetab mu tütar välja mind saatejuhina, siis kui ma ära suren, et see on minu see reliikvia, et tule tee seda legasid edasi podcastina, et ja kunagi ei saa öelda, et ei juhtu, aga samas jällegi tuleb olla valmis ka, et tegelikult koti ja laps või pere ongi sellest väljas, teil on nagu hästi läinud. Et see on päris äge. Sa mainisid glükosamiini ja veresuhkurt ja ma tegin ise katsetuse glükoosimonituriga 2 nädalat siin koos oma siis teise äris oma partneritega. Ainukesena täis taimetoitlane vegan siis nii-öelda, nemad olid siis üks oli keto ja teine on siis nagu segatoitlane. Ja siis tulemused olid suhted nagu sarnased kõigil, muidugi see, kes oli keto, naisterahvast oli kogu aeg hästi madal ja kogu aeg see masin kogu aeg karjus enne, et ohtlik on madal nii-öelda. Ja mina nägin enda puhul, ma saan enda kogemust rääkida, aga mina nägin enda puhul, et minul tuli keha selle suhkruga ürivist toime. Jah, see spike ikka tekkis, eks ole.
olen katsetanud isegi niimoodi, et ma sõin õhtul meelega, ma ei tea, mingi liitri jäätist ära ja jõin siin õhtul mingit Coca-Colat ja mingit magusaid jooke, Nokot ja mingit Red Bulli meelega. Näha, mida see keha siis tegelikult teeb sellega. Sõin mul kõrge süsivesiku nagu dieet ka nii-öelda, paratamatult juba on ja meeldivad süskarid ja minu keha tuli väga hästi toime sellega. Korraks võib-olla läks sealt, ma ei tea, mingi 6,5-7 peale ja kohe enne isegi tund aega oli juba tagasi 5-4,5 ja nüüd püsis stabiilselt. Ja öös siis kukkus vahepeal kuskile 3,5 enne. Et, aga see oli huvitav mõõtmine, kes teinud ja see on nagu põnev näha, mida tegelikult toitsuga teeb. Ja siis ma sain nagu aru sellest, et kurat, see on nii individuaalne. Me tegelikult täna hakkame rääkima ka toidulisanditest asjadest, teie enda teekonnast, terviseteekonnast. Aga see on nii individuaalne, kuidas mingi asi mõnele inimesele töötab, mõnele jälle ei tööta. Et leida see nagu, ma ei teagi, fine line või fine tuning ise enda ja siis nagu nende substantside vahel on paras töö tegelikult. Kus teil see kogemus on olnud? Mul on nagu selles mõttes hästi huvitav kuidagi suhe olnud toidulisandite küll selle aastat, et ma üritan nagu tagasi kerida praegu mingi 10 aastat näiteks, et ma ei tea, mis ma tegin, ma võtsin lihtsalt mingit ala multivitamiini, sellepärast, et keegi oli kuskil öelnud, et mingid vitamiine peaks võtma, on ju. Marsimehe multivitamiin. No jah, selles mõttes, et ega no üldse ei mõtle selle peale, mingit terviserikkit otselt pole, on ju, tegelikult mul on vist nagu selles mõttes üldiselt tervisega on alati nagu väga hästi, et mul tegelikult on nagu kõik kogu aeg korras olnud lihtsalt nagu sellisel, nagu ma olen, et ma pole väga pidanud nagu palju vaeva nägema ja siis mingi hetk ma nagu sattusin kuidagi rohkem siukse nagu tervise siukse biohacking nagu mingi teema otsa, mind hakkas nagu jubelt huvitama see, et kuidas sa saad oma enda keha nagu ümber programmeerida midagi nagu mingid näitajad ja siis ma hakkasin ka mingid vereanalüüsi tegema ja vaatama, et kas kõik on korras ja kõik oli kohe korras, mõtlesin nagu, et okei, mis ma üldse nagu vaevlen, et elan oma elu ja suvane, et kõik toidulisandid teeks ja siis mingi hetk, ma arvan, kui ma olin seal kuskil 30 alguses äkki, ma tegin ka vist mingi vereanalüüsi ja siis sealt tuli nagu ka välja, et mingid asjad nagu on nagu, ütleme, seal normi piiri seal kuskil nagu allpool, siis mõtlesin, okei, aga nagu väljakutse, et ma hakkan seda reguleerima, vaatan, kas see nagu läheb paremaks. Ja siis ma käisin läbi mingi siukse hästi pika nagu teekonna, lihtsalt katsesin kõiki erinevaid mingid imelikke toidulisandid, mis ei ole mingi C-vitamiin ja mingi D-vitamiin, et seal on kuni mingisuguse igasugused mingid radioolad ja mingid asjad, mis on nagu mingid mitte ürdid, või kus öeldakse nagu mingid taimed mingi kuskil kasvad, ma ei tea, Siberis või mis iganes kohas. Ja mis seal oli veel mingi kuskil Himaalaja mägede, mingi soola, mingid asjad ja mingid hästi mingid X asjad ja kuskilt biohacking blogidest lugesin, et neid peaks võtma, et need on head. Siis läksin uuesti vereanalüüsi tegema, vaatasin nagu, et midagi ei muutunud nagu eriti. Nagu ma ei tundnud kuidagi paremini, ma ei tundnud kuidagi halvemini, näitajad kui otseselt midagi ei muutunud. Aga mis nagu ma nägin, kui hakkas nagu muutuma, oli see, kui ma nagu tegin hästi teadlikku lihtsalt nagu elustiili valikuid ja mis minule nagu, mida ma nagu nägin, oli see, et mida rohkem magan, seda paremini ennast tunnen ja seda paremini ka kõik nagu näitajad mul nagu olid nii-öelda. Veejoomine näiteks aitas mind väga palju nagu lihtsalt enesetunde mõttes. Ma alati mõtlesin, et okei, ma saan kõik tegelikult selle vee kuskilt toidus kätte ja ma nagu ei olnud kunagi see, et ma pean kindlasti vee ära jooma. Ma üritasin teha neid veejoomised, see joodki mingi 3 liitrit või 2 liitrit päevas. No tegelikult juba raske on, see võib kogu aeg vetsus on ju. See on väga-väga raske. Aga lõpuks nagu ma kuidagi harjusin sellega rohkem ära ja nagu mingi perioodi, kus ma jõingi palju vett, ma tegelikult mõtlen nagu tegelikult enesetunne oli jube hea. Ja selles mõttes nagu seda energiat oli hästi palju, et ma hakkasin mõtlema, et tegelikult need väga hästi lihtsad nagu asjad nagu aitasid mind. Ja kui nüüd nagu edasi kerida nüüd ütleme 35 ja niimoodi, et ma praegu siis nüüd see aasta saan 37, et mis mul nüüd siin hiljaaegu, et ma hakkasin paar aastat tagasi tegelema aktiivsemalt tantsimisega ja selles mõttes aktiivselt, et nagu päris nagu intensiivselt, et siuke iga päev ja nagu mitu tundi ja nagu siuke nagu spordi mõttes nagu suhteliselt suur koormus kehale, mis pole nagu harjunud sellega. Ja inimesed, kes tegelevad jooksmisega näiteks, nad nagu teavad seda, et põlved on nagu need asjad, mis hakkavad hästi kiiresti nagu sul ära kuluma ja nagu valutama ja siis nad mõtledki, et vanadus tuleb, et ma ei saa liikuda enam, on ju. Ja siis ma käisin karsti juures, küsisin, et kuule, et mul on parem põlved nagu haiget, et mis me saame teha, on ju. Siis ta mingi ütles, et palju trenni ees, ma ütlesin, palju sa rääkisid, ütles, et jah, paraku selles vanuses see on juba normaalne, et sul nagu põlved hakkavad valutama, on ju, kui sa nii palju teed, siis ma mingi, et nagu ma ei taha seda uskuda vaata, ja ma saan seda nagu paremini reguleerida, et mis nagu teha saab. Ja siis ma tegin röntgenid ka ära, on ju, ja siis oligi nagu näha, et mul paremas põlves oli nagu kulumine, on ju. Ja siis ta ütles, et et eks 10 aastat veel on ju ja siis uus põlv on ju, et selles mõttes, et põlveopp õnneks on suhteliselt siuke lihtne ka vaata on ju, et see pole midagi hullu.
ja, ja siis noh, mõtlesin, et okei, et ma proovin ikkagi nagu mõistlikult seda kogu treeningi asja nagu teha, et see ei läheks nagu sinna nii kaugele. Ja ma leidsin enda jaoks nagu läbi guugeldamise ja läbi erinevate review'de siukse nagu siis toidulisand nagu glükosamiin. Ehk siis, mis on nagu mõeldudki noh, liigeste nagu vahelise selle, kuidas öelda, selle sideme nagu hoidmiseks nii-öelda, et kulumist ta nagu ära ei võta, eks ju, kui sul kuskil liigeste vahel see on, aga ta aitab nagu seda valu nagu manageerida, pluss nagu hoida seda nagu tervena, seda sidet, mis seal nagu on. Ja ma nagu esimest korda vist tundsin nagu reaalselt seda, kuidas üks toidulisand võib su elukvaliteedi nii palju muuta, sest noh, mõtle, kui sa tegeled millegagi, mida sa jubedalt armastad ja siis mingi hetk arst ütleb sulle lihtsalt, et kas sa mingit teist hobi ei taha endale leida, siis see on nagu lihtsalt, sa nagu ei oska sellega tegeleda nagu selle vastusega. Ja pärast seda, kui ma hakkasin glükosamiini nagu tarbima niimoodi regulaarselt, siis see hakkas nagu vaikselt ära minema, kuni ta nagu läkski nagu põhimõtteliselt nagu täitsa ära ja siis noh, muidugi eks ma reguleerin ka, et võib-olla iga päev mingi 5 tundi jutti nagu trenni teha, no ongi nagu raske vaata, kui sa ei hoolitse oma keha eest, et ei käi kogu aeg seal mingi massaažides ja mis iganes, et seda nagu aidata kaasa. Et see oligi minu jaoks nagu sihuke nüüd sihuke hetk, et see tõesti aitas mind. Et varasemalt mul oligi see, et ma võtsin midagi, ma nagu ei tundnud midagi nii halvemaks ega paremaks, aga see konkreetne aitas mind nagu väga-väga palju. Huvitav, et sa mainin seda, ma korra küsin, glükosamiin teil endal on ju müügil ka, on ju? Jaa, glükosamiin. Kas teil on kaasas ka siin? Siin täis olemas, jah. Jaa, võt. Et siukse purgi, ta on tableti kujuline, kapsli? Ta on tableti kujuline, jah, et see on 1000 milligrammi ja mina võtan seda 2 kapslit hommikul või õhtul, oleneb, kuidas mul on, et söögi koos ja siuke tabletikid on kapsel. See paneb mind mõtlema, ma kohe hea kuulaja vaata suunan sind ka õigesse kohta, tegelikult ma võin sind kohe sinna suunata, mul on eraldi, kuna Puhtas poisid on tegelikult ka täna siin saates, aga nad on ka podcasti toetajana meil tänaseks juba koostööpartneri kirjas, siis tegelikult mul on olemas siin kirjelduses, kuna see link, mis avaneb sulle siis läbi soodustuse, mis annab 10% soodustus kogu e-poelt, see link on parajalt pikk, võib-olla peaks seda lühemaks tegema mingi bitliga enda jaoks, aga mine palun kirjeldusse ja siin hüppab sul ka täna ekraani jooksul mitmel korral, maksimaalselt 5 korral saama teha seda, viskab sulle link ette, mine piilu, ma panen otse lingi selle glükosamiini, saad lugeda natuke juurde koduleheküljelt, aga ma ei teadnud glükosamiini kohta seda juttu, see on nagu huvitav, sest mul endal on elukaaslane, vana põlvevigastuseni kuskilt meniski teema ja täna on 4. astme kulumine juba põlve siis kõhrel. Ja nüüd on niimoodi, et teeb bossitantsu kõrgete kontsadel ja sama lugu, et kas jätad pooleli või siis paneme selle proteesi mingi aeg nüüd noornaine. Ja ta on 35 saab, ja ta on jumala hädas, nagu, sest et tegelikult jumala kurb põlve paistes, ei liigu, trenni teha ei saa, tegelikult oled kurb, hästi sarnane case sinule vaata. Et nüüd ma tean, võib-olla tasub siis mul hoopis seedale sokutada hoopis. Proovige ära, muidugi. Väga põnev, ma ei teadnudki seda. Vahepeal Meiko siin juba on 3. purgil. Mina alles ahan, aga meil on laual tegelikult üks jook ja see on nüüd igas saates olnud ja järgnevates saates ka siin järgmise, ma arvan, kuskil 4-5 kuu jooksul sõltuva palju purke jagub. Räägi korra, mida me siin sinuga joome? Mis meil on siin? No me joome siin magneesiumvett tegelikult, et koos elektrolüütidega ja noh, et kui sa oled sportlane, siis see on nagu asendamatu teema, et ja täna ka ma näen, et inimesed, kes ketodieeti teevad, et elektrolüüdid on nagu põhiline teema, mida nad kasutavad, siis ja magneesium ka lisaks. Et see on hea kergejook, mida võtta. Täna, ma ei tea, hommikul tööpäeva alguses tööl üldse nagu juua või teed sporti või on siuke mõnus ilm väljas. Ma ütleks, et mina, kui ma joon, mul on siuke hea energia pärast, rahulik, mõnus, ei ole mingi energiajook, mis paneb sulle laksu kirja ja pärast on see sul nagu krediitkaart, millega sa maksad tagasi, vaid see päriselt annab ja ta ei võta ära sult midagi. Ta on väga maitsev. Ma olen nagu suur karastusjoogi fänn, selles mõttes mul on hea meel, et te olete valmis neid tooted siin saates jagama ja andma maitsta mulle ja külalistele. Ma olen suur karastusjookide, ütleme mitte nii karastusjookide, aga mingite spetsiifiliste kaseeritud jookide fänn. Ja see üllatas mind. Üllatab siiamaani, võib-olla 4. purk, mida ma olen proovinud enne, et üllatab siiamaani, kui maheda mõnusa maitsega see on.
tihti on nendel sellistel vitamiini mingite maitsestatud veedel või mingite spetsiifiliste elektrolüütide jookidel on ju eriti mingi räme kemmi maitse juures või mingi järe maitse. Soolane või soolane või kuidagi nagu midagi sihukest, saad aru, et no ma pean jooma, sest et ta on justkui kasulik. Aga see on tõesti maitsev ja tõesti nagu ma ei tunne üldse, et oleks magus kuskilt otsast. Ja see mainisid just olulist asja ka, et inimesed kardavad, et issand öökis mingi kofeiin või tauriin, vaata, et siis palju ma ikka päevas juua võin. See pole sees seda, noh. Kallutab ja tahad põhimõtteliselt. Et väga lahe, minge piiluga kodukale. Näeb siuke välja, kui sa paned sinna otsingumootorisse eraldi veel elektrolüüdid või kirjutad magneesium, usun, et või lihtsalt jook. Just isegi seda testisin vist, see märksõna on isegi olemas teil. Siis tulevad need joogid esile, neid jooke tegelikult on ju veel rohkem kui ainult need kaks, et siin laual on tegelikult veel ju. Jah, siin on olemas ka samast seeriast on siis ka tsingivesi, mis on siis immuunsusele C-vitamiin ja siis meil on olemas ka veel kollageeni oma, mis on siis nagu noh, ka tegelikult mõnes mõttes lada liigestel on ju ja ka tegelikult naha nagu tervise mõttes on hästi hea. Kollageeni jook on siukse virsiku maitsega, see tsingi oma on siuke sidruni maitsega vist on ju. Ja siis elektrolüüdivesi on pirni maitsega, et mulle ka tohutult see maitse meeldib, et sest hea on. Väga lahe. Johnny kasutab täna seal tantsustuudis ka neid, noh, kõik joovad seal, et ei ole kuulnud küll midagi seal, oleks on viltu selle pärast. Ja, kõigile meeldib see. Eriti külmalt. Jah, just. Patt tabu on juua soojalt neid jooke. Aga on maitse hoopis teine. See külmus annab mingi efekti juurde kohe. Sa mainisid seda oma kurguteemat, mis sul oli. Aga mul on kirjas küsimus veel, et krooniline kurgupõletik, kas see oli sama case, mis sealt välja kasvas või ta on mingi eraldi teema üldse? See ei ole tegelikult mingi eraldi teema, et see on väikses peale oli tegelikult sellega pikalt probleeme ja ei saanud jagu sellest, et iga aasta mingi ja lõpuks tekkis see nagu korduvalt juba lõpuks 4 korda aastas, et jah, oligi, et me antibiootikumid ei töötanud enam, arstid ei osanud ka midagi teha, sest lõikame mandlid ära. See on tüüplaks, lõikame ära. Ega see ka nagu ei lahenda, sest ma olen kuulnud, et ega see probleem ära ei võta päriselt, et see võib küll nagu mõnel case'il aitab, inimesed on nii erinevad, nagu sa ütlesid ka, et kellel mis töötab, aga mis mind aitas päris palju, mingi hetk oli korgitseps, aga lõpus tekkis ka sellele autoimmuunsus ja põhimõtteliselt oligi toitumise muutus täielik. Et toitumine ja tervislik eluviis, et see on tegelikult A ja O, mis tahes see nagu lisaks ei võta või ei tee, et see on kõige alus. Ja täna ma siiski võtan nagu midagi lisaks, et ma olen jõudnud sinna tasakaalupunkti, et ma ei lähe nagu päris äärmusesse enam mingite asjadega ja võtan midagi lisaks, mis mind toetab, et minu nagu töö ja eluviis on nagu päris siuke pingeline, stressirohke, mul on suured tiimid, mida ma olen juhtinud IT-maastikul ja väga erineva kultuuri ja taustaga inimestega koos. Et see kõik nagu vajab mingisugust toetust, et minu põhiline tänane toetus selles kõigest teekonnas ongi magneesium, siis on testoboost, B-vitamiin, kõik, mis nagu aju boostivad. Ilma selleta ma ei kujutaks ette, ma teeks neid asju enam. Ja minu tööpäevad ei ole nagu sellised, et 8-5, vaid ma panen õhtu edasi, teen puhtast või mingeid muid põnevaid projekte, et oleks nagu tegevust kogu aeg, et kuidagi niimoodi on elu olnud niimoodi, et harjunud, et minu vanemad on ka teinud kogu aeg nagu pikki päivi tööid ja toimetanud. Et küll on nagu olnud see, et mis ma olen näinud, et mis nagu, kui nagu päriselt nagu kõike vältida, siis kõige paremini on töötanud puhas ökotoit. Et see, mis sa sealt saad nagu ökoapelsinist, see on 4 tavalist apelsini, mis sa sealt saad. Ja kui sa nagu suudad sellist eluviisi elada, mis on suhteliselt kallis ja suhteliselt keeruline Eesti ühiskonnas, me ei ela enam maal, kus me ise kasvataks omal asju ja need ka, kes kasvatavad täna, söövad siiski midagi lisaks, ostavad poest midagi lisaks, et ma päris väike olin, siis ütlen kuni 8. eluaastani me kasvatasime põhimõtteliselt kõike ise, ainuke asi, mida me ostsime, oli või naabrimehe käest ja siis isa oli jahimees, käis jahil, tõi liha ise ja kui sellest ei puudu, siis mõni teine jahimees müüs juurde. Et see oli hoopis teine aeg, teine toiteväärtus ja kõik see, mida me ei saa täna kuskilt, Linna inimene, ma ei kujuta ette, kust seda saab. Elu on nii mugavaks viivad läbi igasuguste fabrikaatide ja asjade. Mul oli küsimus siin kuulates nüüd, küsimus, et kui vana sa oled? Me oleme suht sama vanad, 37. Okei, mina saan 35 alles.
ma täitsa isiklikku kogemust tahan jagada ja küsida, mis te arvate, et mis võiks aidata ja võib-olla kui kuulaja-vaataja, kes meid praegu kuulab, on võib-olla meiega samas vanuses meesterahvas, võib-olla ka naisterahvas, kellel on kodus meesterahvas sellises vanuses, aga võib-olla lihtsalt naisterahvas, kes tunneb ennast ära praegu. Sa mainisid pikkasi tööpäevi. Ma olen Doglit kasutanud viimased aasta otsa varsti. Lihtsalt huvi pärast näha, palju ma reaalselt töötunde siis nagu sisse panen, mitte see, et ma võtan lahti ja mölutan siin, vaid nagu päris tööaeg, et ma hakkan tegema ja lõpetan ühe ülesandega. Tead, mul ei tule naljalt üle 5 tunni töötunde, nagu niimoodi nagu kontsentreeritult. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis kurat, kuidas see nagu nii vähe tuleb lihtsalt. Ja ma olen jumala küps pärast 5,5 tundi vaimselt. Ma ei taha midagi teha ega kuulda. Pärast meie salvestus ma teen midagi veel, eks ole. No ja laps läks praegu ära, siis ma juba rohkem teha, kui nad kodus on. Ma olen väga tihti kodus on ja mul on kodukontor nii-öelda ja kõik on digitöö. Et siis mõtlesin, et võib-olla minu puhul ongi see olnud probleemiks see, et seda vaimne töökoormus on nii suur ja ma lihtsalt sellega ei tule toime. Ma ei ole füüsiliselt väsinud, mul on siit küps. Ja siis ma kuulan sind ja võib-olla sind ja siis on siin veel, ma ei tea, Alex Hormozid ja mingi muu vennak, kes netis on, kes teevad 24 tundi tuleb teha tööd, vaata, niimoodi tuleb panna. Et ma tahaks ka teha rohkem, et saaks rohkem võib-olla saavutada, mingist piirist. Ikka läheb see akumuleerimise efekt tuleb juurde, tulemus läheb paremaks, panustab rohkem aega sisse. Aga samas tegi küsimus, et aga mida siis nagu teha, kui sa tunned tegelikult kurnatust, vaimset kurnatust juba pärast 5 tundi? See, hea, et sa mainisid Alex Hormozid, ma ise olen ka hästi suur nagu fänn ja tal on see hästi see kuulus nii-öelda ütlus, et sa teed nii palju tööd, et sul on nagu inglise keeles on nothing left in the tank, et see on nagu tank, see paak on tühi, on ju, eks sa teed ja tema ütleb, et normaalne teha 12 tundi, on ju, ja 6 päeva nädalast, et ühe päeva nagu võtad korraks resetiks, on ju. Ja ma mõtlen, ma ise olen ka olnud alati nagu seda meelt, et mulle tohutult nagu tegelikult meeldib see töö, mida ma teen ja ma alati üritan nagu leida siukseid tööd, et ma nagu väga-väga tahan seda teha. Ja umbes sellised, kui ma olin ka noorem, 12-13, siis mulle tohutult meeldis arvutiga mängida ja mängisingi väga palju nagu tunde järjest nagu ööpäevi ja siis ma mõtlesin, et nagu tegelikult juba lahe oleks, kui nagu töö oleks ka selline, et sa saaksid nagu niimoodi olla sellest hasardid, et sa nagu tohutult naudid seda ja siis sa hakkad nagu leidma mingeid viise, kui sa tunned seda nagu füüsilist või vaimset väsimust, et mida ma saaks teha, et ma saaks veel seda teha nii-öelda. Ja mina näiteks leidsin enda jaoks selle tantsimise, mis on tegelikult, kui vaadata nagu ka mingit teadust selle taga, mida meie aju teeb sellel hetkel, kui me siis tantsime, mis on just nagu siis ütleme paaristants, kus sa pead nii-öelda nagu meelde jätma mingisuguseid teatud liigutusi, pead oma partnerit juhtima, pead muusikat kuulama, pead oma keha liigutama, et tegelikult seal on hästi tugevaid nagu näited selle kohta, et ta vähendab vanaduses nii-öelda kõiki neid Alzheimeri tõbi nii-öelda siis seda, mis eesti keeles on dementia, nagu see dementsus jah. Ja veel ka see, kuna sa hästi palju tegeled nagu oma tasakaalu hoidmisega, et siis ka tegelikult nagu tasakaalu hoidmine vanaduses nagu oluliselt nagu paraneb ja nagu näha, et inimesi, kes tegelevad aktiivselt tantsimisega, elavad lihtsalt nagu füüsiliselt kauem, pluss see minu arust nagu aju aitab täielikult resetida kogu sellest tööst, mis sa teed. Ja ma ei tea, ma nagu üritan mõelda seda aega, kui ma ei tegelenud sellega, et kui palju ma siis jaksin tööd versus palju ma praegu jaksan tööd teha. Et mul ei ole nagu seda sükest teaduslikku enda peal nagu tõestust teinud, aga ma ise tunnen küll seda palju, et kui ma sellega tegelen, siis see laheb mind nii palju, et ma tahan väga palju nagu rohkem tööd teha, ma jaksan palju rohkem tööd teha. Et ma olen nagu leidnud selle ja kuna mul tekkiski see põlve teema nii-öelda, et ma ei saa sellega tegeleda, siis see glükosamiin oli minu jaoks nagu täielik süke nagu pääste, et ma saan sellega edasi teha, et näiteks praegu mul on põlved jumala korras, ma jaksan nagu tantsida, see on väga mõnus. Ja see aitab mul ka nagu tööd selles mõttes nagu teha, et see füüsiline tegevus resetib hästi palju selleks vaimseks tööks nagu mind. Kuidas sul Meiko? Mina olen nagu harjunud tegelikult väga pikki päevi tegemas, et ma olen isaga käinud kunagi nooruspõlves ehitusalal, buumi ajal tegime hommiku 7-st õhtu 9-10, isegi 1-ni on ju. Et isa sai küll pihta selle pärast üks hetk on ju, et oli päris haiglas, päris kehvas seisus, et siiamaani on tal niisugune pähk on jäänud alles, leukeemia, et pingutas liiga palju üle või elustiil või mis iganes. Täna ta on eluterve mees, teo tahtega on ju, paneb edasi. Aga minu jaoks põhiline on see, et üks on nagu see harjumus olnud ja aga kuna ma nüüd ei tee nagu sellist nagu füüsilist tööd või ajuga tööd, et ma nagu ütlesin, et igasugused ajuvitamiinid, B-grupi vitamiinid, magneesium, mis õhtul sind maha rahustab või toetab päeval, see quattromagneesium, et ja pluss siis nagu testoboost, et meestele mehe tervis, et oleks sul hormoonid paigas, kõik balansis, aitab sul toidul imenduda, et see on nagu A ja O, ma ei kujuta ette, ma ei võta neid lisaks praegu täna idee, et jah, mul on
üks väga hea ökoarst ütleb, et no, et noh, kõik ei tohi nagu lisaks võtta, on ju, et verenäitaja on korras, on ju, et nagu ole tasakaalukas. Ma näen, et noh, täna ka need tooted, mida me siin nagu ise kasutame, väga tasakaalukad, väga looduslikud, puhtad tooted, et sinna ei ole midagi nagu sisse keeratud just lisaks, et mida sinna ei ole vaja, et noh, ma käisin kas või vanaema juures vaatamas, on ju, mis magneesium vanaema on ostnud apteegist, no hoia pead kinni, sorry, noh. Seal on, noh, hind on natuke kallim võib-olla isegi, igasugust jama on sinna juurde keeratud ja seda päris koostist seal ei olegi. Ma vaatan nagu mehi koostist, 2 korda rohkem koostist, hind on odavam, muud sodi ei ole, imendub hästi ja no see töötab, noh. Ma ütlen omast käest, noh. Minu pikad päevad on ju 9 tundi kontoris, on ju, ja pluss pärast 4-5 tundi otsa. Ütlesin viimased 2 nädalat, mida me elukaaslasega koos teinud on, noh, Cloud AI tuli välja. No 2 nädalat järjest 1 päeva ma olen pannud sellega nagu, noh, see on lihtsalt nii hea asi, on ju, ja sul on nagu need puhtad toetused lisaks, et sa saad päriselt teha seda, sa jaksad järgmine päev tööle ka minna edasi panna, noh, see on asendamatu, noh, ma ei tea, kuidas teist hakkama saavad. Ehk siis soovitud pigem on võib-olla proovida alustuseks, et kui sul on see soov, tahe teha rohkem, eks ole, ööpäevas ära, siis kasutada võib-olla toidulisandite poolt just nimelt, mis toetavad ajutegevust. Et võib-olla probleem on selles, on ju. Ma ei ole ka katsetanud, ma ei ole väga pika võtnud mitte midagi muud peale B12, mis on ka vahepeal ära kukkunud, on ju, ja põhimõtteliselt that's it. Pole üldse võtnud midagi eriti mõnda aega. Kuidagi ei ole tekkinud nagu järjepidevust. Ja ma olen tulnud tagasi nagu individuaalse juurde ka, et ma ei ole nüüd ammu enda verd mõõtnud, see oli aastast tagasi, me tegime vereteste perega. Aga mulle tundub ka seda, et noh, me toome sisse mikrobiomeenia, soolestiku tervise nii-öelda ja selle võimekus üldse asju siis omistada ja kuidas ta imendub, on ju. Mulle kohati nagu tundub, et inimesed on nii erinevad, et me selleks, et päriselt aru saada, peab ikka ise tegelikult mõõtma ja testima. Minna nagu peas sisse lihtsalt lootes, et see aitab, on ju, teadmata võib-olla, mis probleem üldse on. Ja kui sa pärast ei mõõda ka võib-olla, ja võib-olla sa ka selline, mina olen selline, kes ei tunne väga seda. Ma võin võtta neid purke kugistada, mul on väga harva, kui ma tunnen nagu mingi Ja ma arvan, et inimesed, kellel on tervisega suuremad probleemid, see enda näite nagu selle põlve teemaga, on ju, võib-olla siis oli sulle see kurgu teema, on ju, mul on ka mingi kurgu teema, mul tekkis mingi klomp kurkuga, kui ma jõin mingid asju või sõin, alguses arvan mingi nisuprobleem, tegelikult tuleb välja, et seal, ma ei tea, mul tundub, et see on stressiga seotud, nii kui stress on lahe, ma hakkab tekib mingi tüki kurku, nagu psühhosomaatiline tunne, ma olen käinud uurimas, midagi pole. Ja siis ma olengi mõelnud, et inimesed võib-olla kogevad ka asju nagu hästi erinevalt, et need, kes on rohkem nagu päriselt füüsiliselt ka haiged, nendel on tavaliselt ka drastilisemad suuremad muutused kohe nagu pauhtist keha on nii düsbalansis juba, on ju, kui sa oled olnud nagu võib-olla meie 3 siin võrdlemisi või T2, on ju, võrdlemisi tervislik, toitnud täna keha, toetnud, on ju, sul on nagu enam-vähem balansis, siis see shift võib-olla alguses mingi uue lisandiga või suurem kogusega ei pruugigi olla kohe selline nagu mingi eureka, vau, on öö ja päev, aga gradually peaks ta nagu andma tundma, on ju. Ja see on tegelikult hästi huvitav, sa mainisid seda stressi poolt, sest et ma olen üritanud oma viimast 5 aastat või isegi rohkem 10 aastat võib-olla isegi elada selliselt, et minimeerida stressi võimalikult palju ja ma olen nagu pannud tähele enda ümber inimesi, kes on pidevalt nagu stressis mingite asjade pärast, kuidas neil lihtsalt on tervisega oluliselt palju rohkem probleeme. Ja ma ei teagi nagu millest see nagu tuleb või kuidas ma olen nagu tegelikult saavutanud selle tunde, et ma ei tunne nagu stressi, ma arvan, et ma ei tunne stressi päris sellisel tasemel, nagu teised inimesed tunnevad. Et ma üritan hästi nagu ratsionaalselt analüüsida kõiki asju, mis meie elus on, mis ei ole sellised, nagu me tahaks võib-olla, et kuidas me tegeleme nendega nii, et me ikkagi naudiks nende probleemidega tegelemist. Ja üks hästi hea nagu raamat soovist lihtsalt, kui keegi pole veel lugenud, on see Mark Mansoni Subtle Art of Not Giving a Fuck, ma arvan, et on kindlasti palju inimesi, kes ta on ka lugenud, kes ei ole, et lihtsalt nagu üks kontseptsioon, mis mul on nagu jäänud hästi kõlama sellest on see, et meil kõigil on mingid probleemid, me kõik tegeleme mingite probleemidega, aga mida me nagu teadlikult ei mõtle on see, et me valiks nagu milliseid probleeme me tahaks tegeleda, et tegelikult kui sa üritad optimeerida seda elu, et sa oled kõige kogu aeg rahul ja kõik on nagu hästi, et sa oled kogu aeg õnnelik nii-öelda, et midagi häiri sind, siis tegelikult see ei ole väga õnnelik elu. Et me oleme õnnelikud siis, kui meil on mingisugused probleemid, mida me oleme ise valinud lahendada ja ma ka hästi aktiivselt kogu aeg valin, et millised on need probleemid, millega ma tahan tegeleda, mis mind nagu
siis nagu panevad põlema või käima nii-öelda. Ja see tekitab tegelikult siukse tohutu rahulolu, et sul on mingi probleem ja sa lahendad seda ja sa saad sellest lahendust leida. Ja tegelikult see tekitab väga suurt rahulolu minus ja sellega ma tunnen ka, et mul pole ka nagu stressi, sest et mul ei ole nagu probleeme, millega ma ei tahaks tegeleda nii-öelda. Ja uuesti referentseerides Alex Ramosit, siis minu arust tal on hästi hea ütlus selle kohta, kuidas terve elu on üks suur valu. Ja meil on nagu valida, et kas midagi ei muutu ja me oleme samal tasemel, see on nagu tegelikult valu, on ju. Tegelikult me oleme kohe ühes kohas kinni, on ju. Siis kui elu läheb kogu alla, tervis läheb kogu alla ja kõik läheb halvemaks, on ju, see on ka valus koht, kus olla. Ja teistpidi, kui sa nagu valid tegeleda mingite probleemidega, tahad kasvada, tahad paremaks saada, nii see on ka see, et see on ebamugav, see on ka valu, on ju. Siis tegelikult igas suunas, kus sa liigud, see on valu. Valu parem on enne. Ja siis ongi see, et millist valu sa tahad endale võtta, on ju. Kas see, et sul läheb kõik kogu aeg halvemaks ja sa üritad sellega tegeleda, kas see, et mitte midagi ei muutu ja see on ka ebamugav, või siis see, et sa üritad kuidagi paremaks saada ja valid ise nagu milliseid probleeme, milles sa tahad ennast nagu paremaks saada. Ja mulle näiteks ongi see tantsimine on see, et ma nagu tunnen, et ma tahan sellest paremaks saada, ma tahan seda teha, ma tahan olla nagu füüsiliselt rohkem aktiivsem ja kui on mingid asjad, mingid supplemendid näiteks, mis mind aitavad seda veel paremini teha, siis nagu no, ma vajan kogu oma raha sinna nii-öelda, ma teen seda. Et ja ka aja nagu ka, mitte ainult raha on selles mõttes. Et jah, ma ütleks, et see on huvitav asi, mille peale mõelda ja nagu ma ütlengi, et stressist nagu üle saamine, see tegelikult seotud võib-olla ka, ma ei tea, põhilist hästi nagu mingi magamine näiteks, et kuidas sa magad nüüd, et ma olen ka magamise hästi nagu suur fänn, et kuidas nagu maksimeerida seda magamisaega, sest nagu maksimum kätte saada nii-öelda. Aga ma arvan, see on hästi palju seotud tegelikult sellega, et kuidas sa valid neid probleeme, millega nagu tegeleda. On kihvt mõte, mulle meeldib see, ma ei ole seda vist isegi kuulnud, et vali oma probleem, mis probleemiga sa tahad tegeleda enne. Probleemid on igal juhul. Tulles selle juurde, sa tegelikult ise ka korra siin just, ma sõna praegu nüüd ei suuda meenutada, aga ma tahtsin kinni võtta, et mis on see põhjus, mis teie arvate, olles täna selles äris sees ja ise ka nagu ütleme enda ärikliendid ja ennevalt olnud ka teiste ettevõtte kliendid ja võib-olla jätkuvalt ka olete täna teiste ettevõtte kliendid ka, kui endal mingid tooted ei ole, on ju. Et miks on see koht, miks inimesed võib-olla täna vaatavad pilgu selle poole, et enda kehasse, enda tervisesse investeerida ei taha või nii-öelda raha kulutada ei taha, kuidas keegi seda näha tahab, kas investeering või kuluna, aga samas väga okei on osta endale iga aasta uus iPhone, minna osta endale 4 tassi kohvit, mis on võib-olla ühe purgi raha juba, toidulisandina. Et kust see nagu tuleb ja mis te arvad, mis sellist nagu hoiakut põhjustab? Ja kuidas üle sellest saada? Võib-olla on mingi soovitus kõike anda, et ma ei tea, alustage. Ma ei tea, äkki teil on siin ärimõte, et äkki on võimalik teha toidulisand ärisse mingid test, mingid miinimumkogused, vaata, et tule vähemalt esimene samme, saad esimesed 5 tabletti esimeseks 5 päevaks mingi euroga, et nagu saad vähemalt sammu hakkad tegema. Ma ütleks, et täna, kuhu nagu, mida see meedia nagu paneb tähelepanu, on ju, ja kuhu, millest me räägime, on tarbimisühiskond siiski ja kõik, mis on shiny ja teeb see emotsionaalselt väga toredaks feelingu, see on nagu äge, on ju. Et aga mina näen nagu seda, et mingi hetk on nagu too late ja siis sa lähed, satud juba kiirabisse ja siis sealt tagasi see teed nagu nii lihtsalt enam ei ole. Seal on võimalik, et täna ka ma tean, et Haigekassa nagu tegeleb väga suuresti ennetustööga, et nad panevad päris palju rõhku sinna, aga kõik muu, nendel on paraku suuremad eelarved. Nad lihtsalt boostivad üle ja see jääb infomüra taha. Ja me ei näe ja ei kuule sellest. Ja ma ütleks, et see sisetunne ka, et mis sisetunnet sa tahad, et kui sa oled ostnud selle uue iPhone'i, kui kaua sa oled õnneleks üle. Tavaliselt väga kaua ei ole, et see järgmine tuleb juba järgmine aasta välja. Või mõne kuu pärast. No jah, täpselt, või tuleb mingi muu asi sealt välja, et mina näiteks töötan täna Inbangas ka ja ma näen, et see ilu ja heaolu valdkond on võetud väga suureks prioriteediks, et inimesi selles osas toetada. Ja ma usun, et see on võimalus investeerida ise endasse ennem kui on liiga hilja, et meil oma nagu pereliige nagu läks ka ära kahjuks, et me alustasime selle ettevõtlusega liiga hilja, oleks saanud teda toetada, et ma arvan, et see on nagu A ja O nagu, et biljonärid ka ütlevad oma, ma ei tea, kui nad on väga kehvas seisus juba vana, ütlevad, et ma võiks kõik oma raha ära anda. Et oleks tervist. Et oleks tervist. Ja seda ei ole, siis nagu, ei ole, see on nagu jama, on ju. Et ma ütleks igatepidi, et nagu,
et kui sul on valida, siis vali see, mis sul on. Tervis ja sina oled nagu ainuke asi, mis on. Et kui siin enam ei ole, et it's too late nagu. Ma arvan, et on siuke hästi iseenesest mõistetav nagu valdkond see tervislikkus ja tervis nii-öelda üleüldiselt, me mõtleme sellele alles siis, kui mul on nagu perses, häda kaelas või olen seal tõesti surivoodil või on mingi muu probleem, siis ma hakkan otsa vaatama, aga siis on tihti ja nüüd on nagu võib-olla hilja sellele otsa vaadata siis. Aga kuidas siis saada inimesi, et me oleme siin rääkinud nagu läbi käinud kurgu probleemi, meil on käinud läbi uni, meil on käinud läbi siin liigeste probleemid, ma olen rääkinud siin põlvest, siin on aju tervis läbi käinud. Mis te arvate, mis on need 3 või ütleme mõned üksikud veel lisasoovitused, et kust hakata pihta kogu selle teekonnaga? Mida, kui vaatame nagu toidulisandite äri, toidulisandite pärusmaad üldse, näiteks kui tahab sellest sisema hakata või puhtalt lihtsalt tervisest räägituna, mida võiks inimene teha täna? Nüüd ja praegu, kui ta meid kuulab, vaatab, mõtleb, et jube kihvti juttu räägitakse, paneb mõtlema, mis on see järgmine samm, mida teie soovitate, mida tuleks nagu teha? Mida võtta esimesena, näiteks julgelt öelda välja, täiesti siukse nagu neutraalse üldevine asjana ja mis on võib-olla selline samm lisaks toidulisandele, mida teie soovitate teha nüüd ja kohe praegu, et läheks asi paremaks? No ikka võib omalt poolt rääkida, mis tema arvab. Minu kõige siuksem nagu ausam ja siiram soovitus, et on ikkagi sama see stressi teema. Et Meiko siin mainis ka, et minu isa kahjuks siin mõned kuud tagasi lahkus suhteliselt varases eas. Peamiselt ka nagu terviserikete põhjusel ja kuna ma tean nagu mis elu ta elas nagu viimased 10 aastat ütleme, siis tegelikult see oli üpris nagu stressirohke ikkagi ja see tõlgendubki sellest, et sa ei maga nagu hästi ja nii edasi, on ju. Et kui mõelda nagu mida koheselt parandada, siis ma arvaks, et see peaks ikkagi tulema sealt kohast, kuidas hakata vähendama oma stressi elus ja ma arvan, et üks esimene koht, kus seda võiks teha, on vaadata üle siis oma magamine, et kuidas sa magad. Ma ise kasutan sükest sõrmust, see on Oura Ring, aga need on hästi palju erinevaid ka, et ei pea nagu just see olema, et aru saada, kuidas su süda töötab, kui sa magad, palju sa seda sügavat tundujade kätte saad, sest tegelikult see nagu hästi palju resetib su aju järgmiseks päevaks ja seda enestunnet, mis sul on. Ja kui sul on hea enestunne, siis suudad ka paremini tulla stressiga ja kui suudad paremini tulla stressiga, siis tegelikult su elu ka see pikkus siis nagu võiks nagu olla pikem minu arust, minu nagu siis hüpoteesi järgi. Ja ka kvaliteedilt on ilmselt parem, on ju. Just. Ja magamisega, kui on mingi probleemid, siis magneesium näiteks on üks supplement, vaata, mida nagu hästi populaarselt võetakse, mis nagu aitab siis nagu rahuneda ja paremini magada ja nii edasi. Magneesiumid muidugi on hästi mitmel erineval kujul, meil on siin praegu endaga kaasas, et meil on olemas need magneesiumi siuksed roll-onid, mis on rohkem olnud sportlaste kui mingi liigeste probleemid või kuskilt valutab midagi saab peale panna, et lihtsalt see nagu rahustab sind. Meil on vist siin ka, äkki see purk siin on see Quattro magamiseks, et aitab paremini nagu magama siis jääda nii-öelda ja magneesiumit on just hästi mitmel erineval kujul, sealhulgas ka siis see vesi, millest me siin enne rääkisime. Et lihtsalt, et seda oleks sul kehas nagu palju, et lihtsalt see aitab sind nagu rahustada ja olla nagu sul nagu seda une kvaliteeti nagu tõsta nii-öelda. Et ma arvan, nagu sellest võiks nagu alati alustada ja kui sa nagu näed, et see on korras ja ikka nagu mingid probleemid on, nagu näiteks ongi mingi põlvega või glükosamiin või siis tekib mingi vereanalüüs ja vaatad näiteks, et näiteks mu elukaaslasel, kes on ka meie ettevõttega nagu seotud, temal oli siis hästi pikalt ka nagu väsimus see, et ta ei jaksa nagu palju teha ja vereanalüüsist nagu me nägimegi, et raua nagu sisaldus oli väike, raud siis on see, mis aitab meil nagu seda hapnikku kehas ringi liigutada ja hakkasime ka rauda võtma, meil on raud ka olemas Puhtus Plussil ja nagu näitajad läksid kohe paremaks, et väiksed siuksed asjad teadlikult, ma alustaks unest ja siis vaataks edasi, mida veri sul ütleb, et kuhu peaks nagu fookus seadma. Tehti peale seal võid olla ka mingid teemad, mida võib-olla otseselt toidulisandega ei saagi ära lahendada, et sul on võib-olla kolesterooliga mingi probleem, mis on lihtsalt elustiil, on ju, et liigu rohkem, söö vähem jama, on ju. Et jah, need oleks minu nagu siuksed soovitused. Mina saan nagu omalt poolt öelda seda, et mina olen teinud erinevaid vereteste, mis tihtipeale nagu ei näidanud midagi. Sest et sa pead nagu väga, väga äärmises kohas, et ta näitaks midagi, et või isa näiteks oli nagu väga äärmises kohas ja ta lavastati verevähk, ta läks otse intensiivi.
aga need veretestid, mis ma nagu lisaks teinud on DNA testid, toidutalumõtluse testid, väga põhjalikud, ma olen tuhandeid eurosid sinna alla pannud, et nagu päriselt aru saada, et mul oli väga hea toitumisnõustaja, kes aitas neid teste läbi viia, mida Eestis lihtsalt ei saagi nagu, et sul on nagu väga häid tutvusid saada, et neid kätte saada. Mida nad näitasid mulle on nagu see, et kõik see, mis su sisetunde ütleb sulle, mis sulle ei sobi või mis sulle sobib või mida sa tunned, see nagu lihtsalt peegeldub seal 100%. Sa nagu näed selle ära täielikult ja noh, eestlane nagu ma ütleks, et noh, päriselt nagu hakka kuulama, mis su sees toimub. Võta see aeg maha, võta see tund aega, mine jaluta metsas, istu, mediteeri, it's for free, nagu go for it. Ja mida mul nagu vanaisa on õpetanud, on see, et me siin nagu vaatame, et need välismaa nagu need mingid marjad ja värgid on nagu ülikõvad, et miks neid võetakse, on ju, et me ei ole harjunud, et 40 kilomeetrit ümber sinu on sinu jaoks mõeldud. Ja täpselt nii ongi, et ma elasin Aasias, vaatasin, et inka marjad ja kochiberrid nagu ei näe seal põõsas tolmu sees nii ägedad välja, kui nad siin paketeeritakse. Mine metsa ja võta sealt see mustikas. No see on tasuta, see on meie pere eelarves sees, kõigil meil eestlastel. Ja seal on palju rohkem seda, mis sul on vaja. Ja see on palju puhtam kui see, mis sa saad kuskilt kaugelt 10 000 kilomeetri kauguselt sulle tellitud ja maksab sulle hingehinda. Et kuula ennast, vaata, mis su ümber on. Joo puhast allikavett või see marju, mis sul siin lähedal kasvavad, et see ei nõua nagu mitte mingisugust investeeringut. Kuula ise ennast, sinu ümber on kõik olemas. Et alus sellest. See on hea point, et kuule ennast, sest ma olen sinuga nõus ja ma olen ka märganud ja ma jumala kindel, et vaataja kuulaja, kes praegu sind kuulas, on seda sama kogend, et kui on tunne, et sul on väsimus ja vähe energiat, siis tegelikult saad aru sellest, et okei, ma olen sitest maganud või ma olen vähe maganud või midagi muud on probleemi vaatama. Sa saad tegelikult kohe aru sellest. Ja see, mõtleme, meil tuleb kohe nüüd suvi ja kevad on siin akna taga juba ja suvi on hakkamas. Mul siin kõrval siit 5 meetri kaugusel on üks väike mets, kus on mustikad lademete sinna tasud sisse. Sul on nagu, sul ei olegi metsa pinnast, vaid sul on lihtsalt põõsa otsas kinni. Ma käin siin kogu aeg korjamas suvel. Annad praegu salakoha ära, jah? Jah, annan ära. Et käin korjama, see on nii palju, et ma ei tea, miks inimesi korja. Et lähen korjan ja ma korjan kogu aeg endale, mul korra kirst, korjan kirstu täis, mis jagub meie järgmise suveni, me teeme smuutid asju sellest ja nii edasi, aga inimesed ei viitsi, seda inimesed ei viitsi võtta seda vastutust ja see ei ole järelikult prioriteet. Aga seal tasuks nagu mängida sellega, et mis see tegelikult on oluline. Ja, mõtle ka sellele, mis nagu me enne rääksime, mida ühiskond sulle reklaamib, keegi ei reklaami sulle metsast tasuta mustikad, keegi teeni selle pealt midagi. Keegi teeni selle midagi, jah. Ma ise ka ei teeni selle pealt midagi, aga kui meil kõigil on hea olla, siis meil kõigil kollektiivselt on parem olla. Mustikatest rääkides, teie tegelikult teenite. Selle koha rääkis, teil on üks mustika kombucha. Täiega maitsev, mida kuradi, ma olen šokis, ma võtsin endale kappi, need on tõesti maitsev, ma olen suur kombucha fänn, vahepeal oli siin endal aastaid villisin oma seenekest ja lõpuks hakkas nii aisa viin ära viskama, ei osanud teha seda midagi enam, aga see on tõesti nii maitsev, et vaata tihti on kombuchal on selline hästi tugev selle fermenteerimise kääritatud see äädikaline maitse juures, see appelisus, aga sellel ei ole. Ma olin nagu väga üllatunud, et siin üks päev mingis saates, milles oli siin koos külalisega jõime ja siis ta oli ka mega nagu vaimustuses üllatunud, et vau, et nii nagu mahe, nagu ongi mustika maitse, saad aru, lõhnast saad aru, et on kombucha, aga kui jood, siis ei saa aru, et on kombucha. Et teil on üsna kihvtid nagu tooted see mõttes, see ampaa on päris nagu lai tegelikult, kui e-poodi minna ja ma tuleks nagu otsaga siia, mis see puhtas bränd siis on? Okei, me rääkisime, et see on pereäri, te võtsite selle üle, et kas see Soome on täna jäänud ikka veel sisse mingil tasandil. Hakkame seda rullima, et mille poolest see puhtas siis nagu teistest toidulisand äridest täna Eestis, ma ei hakka siin konkurent nimetama, need on siin hunnikutes, osad väga suured, osad väga väiksed. Mille poolest erinete? Ma ütleks, et puhtas on Soome bränd ja see asutati ka pereettevõtlusena ja nende filosoofia see taga on et oleks puhas koostis, puhas sisu, mitte midagi lisaks ei ole pandud. Enamasti mahe ja proovitakse ka kohalikku saada, et mustika kombucha on hea näide, et see on Soome kohalik toode ja kus see vesi sinna, siis tuleb allikavesi, see tuleb Lapimaalt, kõige puhtam vesi üldse, mis maailmas nagu saada on, et seda täna üle maailma miljonärid otsivad head puhast vett, et nad ainult seda joovadki ja see on kõige lähim koht, kust meie seda saame ja Eestis ka tegelikult see puhtase nagu eestvedaja oli perefirma, nad tegid ka perena seda koos
ja nad otsustasid edasi liikuda, nad kolisid Soome tagasi ja liiguvad palju ringi ja siis nad otsisid uut omanikku, et kes selle nagu võtaks enda südameasjaks. Ja me oleme seda teinud nüüd perena, et sõber soovitas ja nii me oleme siit läinud. Ja noh, hästi huvitav on nagu see kombucha ajalugu ka, et tegelikult noh, kui sa räägid oma vanaemade ja vanaisadega, neil kõigil oli kodus kombucha. Teie sein on kõigil olnud. Jah, kõik teadsid seda, et noh, see on tulnud ju tegelikult Tiibetist 5000 aastat vana traditsioon, et kuidas see on siia jõudnud, et see toetab meie seedimist on ju ja üldse heaolu, aga noh, see on ka selline, kombucha on nii hea asi, et seda nagu liiga palju ei tohi tarbida, et muidu läheb liiga heaks ära. et see on nagu see story selle taga ja seda filosoofiat tahetakse edasi, et me hoiame seda puhtana, me ei pane sinna midagi lisaks, ainult põhikoostist nii palju kui võimalik. Paraku see kõik ei mahu sinna kapslisse ära ja seal on midagi toredat lisaks pandud, mis meid ka toetab, et nii see on. Aga teil on võrdlemise puhtad tooted, seepärast kui olen vaatanud koostusainet siin niimoodi vilksamisi, mis te mulle saatsite jookidel kodukalt erinevad tooted lapanud ja nüüd võrdlen mõne muu brände nimetamata, mõne muu tootjaga või maaletoojaga, siis sa saad nagu aru, et teil on reaalselt ainult vajalik koostusena. Yeah. Ma ei ole seal nagu näinud väga palju kuskilt niimoodi mingid hullud, mingi kunst või mingid mahuainet või ma ei tea, paneme maltodekstriini igale pool lihtsalt mingi kuhjaga on, et või mis iganes mahutäite veel on, et teil ei ole seda ja see on hästi kihvt, et kui kuulaja vaata praegu kuulab ja sa ei ole sellest brändist midagi kuulnud ja sa pole kodukal käinud ka, siis ole hea, mine piilu puhtas pluss, puhtas on siis nõrga teega puhtasplus.ee ja mine vaata neid kodulehte, lappatooteid ja kirjeldusest ja kuskilt ekraanilt siin võib-olla viskad jälle ette sulle selle lingi, kus sul avaneb siis 10% soodustus, kui sa kasutad seda otse linki. Okei, aga võib-olla hoopis rääkides ennurgalt, mul jäi see ka siia silma, seda me ei rääginudki, mis meil siin on. See on sama, mis siin Nighttime Magnesium või mõlemad sama purgid või? Natuke erinevad. Üks on Quattro Magnesium rohkem nagu, et võtad hommikul sisse ja sul on päevad seal Nighttime Magnesium rohkem selleks, et sa võtad õhtusele sisse ja rahustab närvisüsteemi ja taastab ajurakke mõnusalt. Aga kui me räägime, me puudusime enne tegelikult energiapuudust, korra peatun sellele uuesti, ma tegelikult tahtsin seda küsida ka, et mis on teil üks selline toode, peale nüüd magneesiumi võib olla, mida me oleme siin ka maininud, veel selline, mis on konkreetselt seotud energia taseme tõusuga või potentsiaalselt selline kaasa aitamisega, et kui sa seda sööd või jood, siis jah, see annab sulle nii-öelda kas siis ajutise või siis pikaajalisema nii-öelda energia mingisuguse uue kiki. Vist ühtegi nagu otseselt niukest nagu klassikalises mõttes energia tõstvat toodet, ma ei tea, võib-olla Meiko Totto oleks oskab öelda seda, et minu teadmist mööda ma nagu lähen pigem seda teed mööda, et kuidas panna keha võimalikult palju ise välja puhkama, et ta ise toodaks sulle võimalikult palju energiat, et see oleks ise nagu võimalikult tugev versus see, et sa proovid seda kuidagi kunstlikult, kas mingisuguse kofeiini või suhkru või tauriiniga või siis see nagu üles tõsta nii-öelda, siis see nagu see lõu, mis pärast see tuleb, on nagu veel suurem, et see on umbes sama nagu alkoholiga, et sa jood seda sisse, jube olla, aga järgmine päev on pohmakas ja nagu jube kehva olla. Et pigem, et kuidas nagu seda keha ette valmistada ise, sul annaks võimalikult palju seda energiat. Aga ma ei tea, Meiko, võib-olla sa oma kogemust oskad mõnida? Sõltub nagu, mis see energiapuudus on, et üks on see, mis on verepilt annab, ja teine, mida inimesed palju kasutavad, lisaks on erinevad B-grupi vitamiinid, B6, kindlasti saan energiat sealt, raud, ja meie see uus raud on näiteks väga huvitav, et seal on B12 on sees veel ja C-vitamiin, et muidu raud üldse ei imendu ja B12 on raua tootmise alus, et sealt me alustame. Ja see annab sul päris hea energia, ma ütleks, et ma ise olen nagu testinud enda peal, energiat on terveks päevaks ja ma ütleks, et see on nagu see, et sa pead nagu 6 aega järjest võtma, et siis tuleb kohe nagu alles siis see efekt, et see efekt on suhteliselt kohene, mida me tihti ära unustame, on see, et mul oli nagu päev otsa hea, aga ma ei tea, kas see tuli nagu sellest, et tasub nagu üles kirjutada meelde, et mida sa teinud oled, et kuidas see nagu on, et me inimestena unustame selle ära, et okei, ma teen nüüd mingi paar nädalat kuuri, on ju, oli midagi, ma ei tea, nüüd on jälle mingi jama, on ju, et pärast 6 aega hiljem ei ole midagi võtnud ja mis siis on, et oled sa siis magamata, ei ole sa trenni teinud, liikunud, vett joonud piisavalt, et kõik need tegurid on nagu olulised sinu igapäevarutiinis ja ma ütleks, et hästi hea nagu energia, mis sa hommikul kätte saad ilma millegita, külm dušš ja eestlase lemmik on saun ja külm dušš pärast otsa, et vahelduv selle intervalliga nii-öelda kuumus, külmus.
Testo, enne kui Testo Boost'i ütle, ma tahan sellest korra küsida ka, sest mul enda pakub see huvi ja võib-olla inimene, kes kuulab, tahab ka teada seda, mis see tähendab. Aga sa mainisid seda mõõtmist, KPI-d, toome need ärimaailma KPI-d siis nagu inimkeelde, tarbijaskonna keelde, on ju, et see mõõtmise point on hea, ma arvan, et ma olen nii palju ka ise näinud kõrvalt, kuidas inimesed teevad, kes teeb mingit joogat, enne siis sööd toidulisandeid, siis lähed paastule, enne jood seal mahla, lähed hingad, enne. Ja lõpuks sa ei tea, mis aitas, sest teed kõik korraga, on ju. Mõõda siis nagu natukene ja siis tee nagu seda nii-öelda mõõdetava nagu tulemad, saaksid aru, et okei, seal oli selline efekt, see polnud üldse efekti, need koos andsid mingi efekti, on ju. Et ma saan aru, et see on lisapanus ja vastutus inimese endal, aga minu seisukoht, ma arvan, on teil nagu sama, et kui sa tahad nagu aru saada, siis tuleks natukenegi nagu süveneda. Miks, mida nagu teeb, on ju. Kindlasti. Testo Boost. Räägime korra sellest, see on siuke huvitav toode, et minu esimene kord nägin seda kodukal siis ja võib-olla see on minu twisted mind ja rikutud mõistus, aga mul oli kohe see, et okei, mul nüüd seisab paremini. Testosteroon on seotud, vaata, väga tihti räägitakse, kui sul on madal testo, siis sul ei seisa võib-olla ja siis ma ei tea, jõusaalis pole jõudu ja mis Testo Boost tegelikult on, mis see testosteroon tegelikult teeb? Ei no eks ta toetab kõike seda ka, mis sa rääkisid, on ju, et selles ei ole küsimustki, aga noh, minu jaoks on põhiline see, et mehe hormonaalne tasakaal, paneme selle paika ja siis läheb kõik muu juba paika. Ja see, et sa tunned ennast kohal tsentris, see, mis sa sealt saad ja see, et sa ei hakka nagu nii kiiresti vananema ja kõik muud asjad, mis sinna juurde käivad, see on nagu hormonaalne tasakaal. See ei ole lihtsalt see, et sul oleks kõva ja jõusaalis rohkem jaksu. Jaa, see töötab, lihas, tasakaal, kõik see toimib seal taustal, aga no ma ei tea, sa ei ole nagu päevad see kõva käi ringi, et see käid ringi selleks, et sul oleks enesekeskne olla, suudad hakkama saada päevas stressiga tööl, otsuseid vastu võtta, sirge seljaga ringi käia, isegi kui mingi jama siin on sauhti kuskil. See on see, mis see siin toetab. See ei ole lihtsalt see stereotüüpne, mida meile ühiskond on rääkinud. See on tõelise mehelik olek iseendas, otsusekindel, sa saad olla parem mees, parem pereisa, teha rohkem ja tunda ennast hästi selle juures, et sa ei tunne, et kuskilt ei midagi puudu. Kas naistel on ka midagi sarnast teie e-poes, ütleme testosterooni, Testo Boosti näitena, et mis võiks toestada naise keha läbi sellise võib-olla hormonaalse poole või kuidagi mingisuguse muus suunas? No, ma jätaks selle nagu naiste valdkonda. Ma täpselt ei tea, et meil oleks päris sükest nagu üks-ühele naistele teemat, et meil on üks toode, aga see on menopausi toode. Et kui on juba iga kätte jõudnud ja see päriselt toetab ja oleme seda andnud oma lähedastele tuttavadele proovida ja nad on päris palju abi sellest saanud. Aga see, mis toetab noort naist, võib-olla mingi kollageni tooted äkki on siuke populaarne trend täna, kõik tarbivad kollageni. No, mida naised meil täna ostavad on jah, kollageen on ju, siis on biotiin, nende jaoks on olulised juuksed, nahatoon, kõik see nagu toimiks, ilu on nagu esikohal. Ma ise muidu kasutan ka üpris palju kollageenist, kui kollagen tegelikult on ka liigestele, nagu ta nagu aitab kaasa sellega ja kollagen üldiselt imendub paremini koos C-vitamiiniga, et enamik minust meie kollageni toote ongi koos C-vitamiiniga. Et nii kapsli kujul kui ka siis seerumid kui ka kreemid nii-öelda, et kuna ma ise panen võib-olla ma ei tea, kas ma julgen öelda keskmisest Eesti mehest rohkem rõhku nagu ka lihtsalt overall nagu näo, naha, tervisele nii-öelda. Seda on näha. Aitäh sulle. Ma märksin kohe, kui ütlesin mulle enda vanuse ka veel, mõtlesin, kurat, mees on must poolist aastat vanem. Ma panen ka endale vahepeal mingid asju, aga mitte regulaarselt enne. Et mul on ka mingid kreemid, sa vaatasin, kurat, meil on nii ilus nägu. No vot, mida pekki? Mis meil siin on siis? Mis sa väärid sinna, näite ette? Kollageeni kreem, eks ju. Et tegelikult kollagen jah, nagu üldiselt nagu nahale ja nagu naha elastust vaata nagu aitab paremaks teha, on ju. Ja ma ei ütleks, et see on ainult kollagen tegelikult selles mõttes, et mida ma hästi nagu, kuidas öelda siis religioosselt ka jälgin on seda, et kui vähegi õues on päikest, mis meil siin ikkagi Eestis on ka, on ju, ma ei lahku kodus, kui mul pole nagu seda päiksekreemi peal nagu UV-d. Talvisel ajal ma käin natuke leebem, aga siuke SPF 10-15 midagi siukest, aga suvel nagu kindlalt 30+, enamasti 50+, või 50 siis on ju. Sest et lihtsalt see kiirgus, mis tegelikult päike on nagu hea on ju selles mõttes, et ta tegelikult nagu ka on nagu hästi palju nagu ravivaid toimed, eks ju, aga lihtsalt kui see
pidev nagu näo sihuke põletus on sul näol, siis see tegelikult nagu rikub hästi palju nagu su nahka. See ei ole nägu, see on tegelikult overall nagu nahk. Ja mida kauem sa seda nagu suudad kaitsta ja hoida, seda kauem sa näed ka nagu noorem välja, eks ju. Seda aeglasemalt sul tulevad igas kortsud vanaduses ja nii edasi, on ju. Ja noh, mina isiklikult tahaks ka, ma ei tea, 60-70 aastat nagu väga noor ja sihuke jõuline välja näha ja tegeleda mingi tantsimisega ja nagu, et mitte olla nagu see, et nüüd ma istungi kuskil vanaduses ja läbi nagu. Kortsus. Jah. Et selles mõttes jah, et kollageeni noh, saab igapidi tarbida, et meil on tegelikult hästi populaarne toode, mis enne me ei jõudnud rääkida ka, on siuksed kummikommid, kollageeni need beauty gummis. Hästi populaarsed üleüldse on igast need kommilaadsed tooted, mida võetakse ja neid ostetakse üpris palju. Ma ise söön neid ka igapäevaselt, hästi maitsevad, jälle hästi puhas, et seal ei ole igasugust lisatud suhkrut, ma ei tea, gluteeni, laktoosi ja kõigist muid asju, et selles mõttes hästi mõnus nagu võtta kas siis hommikul või õhtul. Et lisaks juurde siis nagu mainisime ka see vitamiinivesi on ju kollageeniga, pluss siis lihtsalt nagu kreemi kujul ka veel. Ma ei tea, rohkem vist me pole kirjunud. Erinevaid seerumeid on ka, et noh, tegelikult see beauty valdkond on päris suur seal. See üks miinus on Nii. minu puhul, kui ma olen taimetoitlane, siis mul on kohe see, et kurat, siin on veisekollagen, siis mul on kohe see küsimus, et kas siis saaks nagu, miks ei tehta nagu mingit alternatiivi, siis mu teine mõte, mis on hakanud sisse viimasel ajal, mul on see, et kurat, äkki peaks nagu, kuna ma ei ole ka nii strikt, vaata ma ei ole vegan, see mõttes ma kannan ka ikkagi nahka ja mingeid asju ikkagi on, aga toitumiselt olen täistaimetoitlane. Aga siis ma olengi nagu olnud selle koha pealt, et äkki peaks nagu siin nagu hakkama silma kinni pigistama, kuna see on nagu kasulik meie üleüldise tervisele ja seda taimkollageeni tehakse tõesti nagu võib-olla üksikud ettevõtte maailmas teevad ja siis on kas roppkallid või kas küsimus on toimes ka, et äkki peaks nagu kinni pigistama silma ja hakkama lihtsalt katsetama, mis see nagu teeb. Ja ma olen selles ülemineku kohas seal, et kollagen on asi, mida ma võib-olla olen mõelnud, et peaks hakkama vist tarbima, kuigi see on nagu loomne produkt nii-öelda justkui. Ma ei tea, võib-olla Meiko teab siin paremini seda teaduspoolt peal, nii palju kui mina olen uurinud ja tean, siis tegelikult sellisel kujul kollagen toimib meie kehas oluliselt palju paremini, et on tehtud ka mingisuguseid nagu katseid selle koha pealt, et kui võtta seda, see molekulaar mass on nagu hästi madal sellel, et siis ma ei tea, eks ole mingi kuurida läbi 8 nädalat vist meie siukest, siis tegelikult see peaks oluliselt sul seda kortsulisust nagu vähendama. Aga noh, see on jällegi see, et need on uuringud, ma ise nagu, kuna mul ei ole veel kortse tekkinud, siis ma ei oska nagu oma kogemust seda nagu rääkida. Aga nagu ma tean, et see toime peaks olema sellisel kujul nagu oluliselt kõrgem, kui on nagu see taimne nii-öelda. Vähemalt nii palju, kui mina tean, võib-olla Meiko oskab teistmoodi öelda. No, ma ise ei ole nagu nii strikt selles veganluse osas olnud, et noh, alguses ajal ma olin, siis otsustasin selle tasakaalu piiri minna, sest et minu jaoks ei ole olnud see kunagi eetiline teema, pigem nagu tervisega seotud teema. Mina sain omal põhimured nagu korda sellega tänu sellele ja eelistan alati puhast vegan toitu ja ökotoitu ja kõike seda sinna juurde. Aga noh, see on sisetunde asi, et mis sulle sobib, mis sulle ei sobi, ja siis tulebki sellest lähtuda. Kui see ei ole sinu jaoks, siis ei ole sinu jaoks, et kuula ise ennast selles kohas, et see on nii oluline, et sa jääks oma tõe juurde kinni, et sa oled sina. Absoluutselt. Siin laual on see mõned taga, on see ka testopuus ka. Kaamera vist, ma ei tea, kui hästi sinna ette näitab, aga viitsib korra tõsta see sealt üles ja kaamera ette ka, et sellest me enne rääkisime ka, et näeb siuke äge karjuv ja punane kohe välja ka, et kutsub, ma tunnen, kutsub. Peatume korra veel selle toote, mis see peidus on, see sama magneesiumi pulk, mis sa enne ka näitasid, et meenub see jutt, et sellele on midagi unikaalset, mis selles unikaalset on peale selle, et ta on magneesium. Jah, selles mõttes, et magneesium rullisin sees on ka glükosamiin, mentool ja vist veel mingisugune toimaine. Ta on selles mõttes unikaalne toode, et seda Eestis keegi teine sellisel kujul ei müü, et ta ongi selline nagu saad kuskile peale, panna niimoodi naha peale ja ta imendub hästi kiiresti nagu just sellesse kohta nagu lihastele ja siis liigestele, et kui sa magneesiumit võtad nagu tabletiga, siis ta läheb läbi su selle
noh, nagu seedimise nii-öelda vaata ja siis jõuab sul kehas üldiselt, aga kui sul on lihtsalt nagu mingisuguses nagu lokaalses kohas mingisugune probleem, mida sa tahad nagu ravida, on ju. Mul näiteks endal oli õlaga vahepeal natukene, et seal liigeses ja ka samas põlvega, mis ma enne rääkisin, on ju. Et see on nagu üks populaarsemaid tooteid meil, mida ostetakse ja nagu hästi kiire mõnusa toimega, et sa võid ise proovida ka endale kuskile käe peal natukene määrida. Kas tal on mingi lõhn ka ei ole või? Ta on siuke mentooli lõhn natukene ja tekitab kohe siukse hästi värske tunde nagu naha peale, et kui kuskilt näiteks oled pikalt, ma ei tea, päev otsa kuskil matkamas, reisil olnud või kõndinud midagi siukest, et õhtul hotellitoas paned peale ja hästi, hästi nagu mõnusalt aitab nagu maha siis rahuneda sellel kohal ja taastada nii-öelda. Sa mainisid veel seda ka, et üks populaarsemaid toote, mis tellitakse. Jah. Mis veel on sellised, ütleme, teie e-poe mõttes nüüd ajalugu vaadatuna, tagasi vaadatavad retrospektiivsed, mis on veel tooted, mis inimesed tegelikult väga palju tellivad ja hindavad? Näiteks tellitakse hästi palju C-vitamiini pulbrit, et ongi siuke suur kollane potska ja seal sees on lihtsalt C-vitamiini pulber, midagi muud. Et noh, kujuta ette, et noh, see potska on 20 € umbes, sinna kanti see hind, aga nüüd osta nüüd see kapslites ja see hinnavahe on 100 kordades, et sa võid seda ise dodeerida, panna nii palju, kui sa tahad ja noh, see hinnavahe on lihtsalt metsik ja inimesed ostavad seda selle pärast, see kogus lihtsalt tuleb lihtsalt nii odav. Pluss seda mõnusam ka, ma arvan, et tarbida ka juues nagu kui versus see, et sul on mul endal on mingi jääk kuskilt välismaalt tellitud mingid need C-vitamiini nagu valget, noh, tablakasse surutud nagu vorm, jube kõva nambal ja neelata ei jaksa ka ja ei suuda, sest ta on nii suur, on siuke massiivne kui latakas on ju, et pulbriga tundub, et kohe vett peale ja lihtsam kuskil või kuus smootisse kui iganes on ju. Jah, täpselt. Üks asi, mida tasub võib-olla mainida, me rääkisime enne töökeskkonnast ja tööga seotud asjadest ja juhtimisest ja üldse, me räägime üldse nagu töökolleegi seisukohas ka siis kollektiivist. Te olete väga seda meelt, et töötajad võiks ka hoolitsema, tööandjad võiks hoolitsema töötajatest rohkem. Ja me näeme siin seda, et on tulemas, Stebi nagu pakub mingit varianti ja need töötajad nagu vaikselt hakatakse nagu tulema sellesse töökultuuri, kus siis ettevõtte on valmis nagu toetama oma töötajaid selleks, et nad oleks ka tegelikult paremad töötajad, parema tervise juures ja efektiivsemad, sest et see on lõpuks kasulik, on ju. Hakkame lõpuks nagu seda ringi nagu nägema, on ju. Aga ikkagi see on üsna võõras teema, mis see sinu nagu take away siin on, et mis sa tahaks nagu üleskutsena öelda või on sul mingi mõte, mis sa tahaksid jagada või kogemus, mis sa tahad jagada või? Jaa, tegelikult me ühes krüptofirmas, kus me töötasime, seal oli nagu siuke väga high workload, väga do lot and party hard ja seal tempo oli tohutult kiire ja krüpto oli too aeg buumimas ja mida tööandja tegi, kõik toitlustus oli kaetud hommikust õhtuni, kaasa arvatud õhtusöök ja meil oli seal ka nagu biohäkkeride punt koos ja me tahtsime kõikide nagu võimekust tõsta. Ja too aeg siis üks konkurent, kes oli mul hea sõber, temaga siis suhtlesime, et mida võiks nagu tuua lisaks sinna ja tellisime erinevaid toidulisandeid, tellisime ka veebist mingid populaarseid biohackingu vitamiine ja toidulisandeid juurde ja see nagu kollektiivselt tõstad produktiivsust lihtsalt, nagu paned see nagu mõned sajad eurod sinna oma mõnesaja inimese peale ja kes võtab, see võtab, on ju. Ja see produktiivsuse tõstmine, tõstad kas või, ma ei tea, 20 inimesel produktiivsust, kes on arendajad ja see tulemus, et pane sinna 5%, 10%, sõltuvalt inimesest ja jaksavad rohkem panna, et ja mõttes ka nagu seda, et Stebid, väga head asjad kõik, aga need toimuvad väljaspool tööaega, et kuidas sa saad nagu tööaja sisse seda viia, et seda produktiivselt tõsta igapäevaselt sealt, et kas sa annad seda kõige nagu odavamat kohvi on ju sinna töötajatele, jah, et go for it on ju, piima peale veel, tere tulemast on ju, et pärast on vetsu järjekord ja mis iganes on ju. Või siis sa annad päriselt midagi kvaliteeti neile, tõstame seda efektiivsust ja päeva kestel, et ei ole mingid siuksed kohti, kus inimesel nagu see suhkrulaks kaob ära, on ju, siis on emotional kriis, on ju, me kõik istume seal meeting room'is ja oleme vihased üksteise peale, sest mingi tüüp lihtsalt tokseerib seda keskkonda seal. Või sa suudad kollektiivselt pakkuda võimalust, igaüks ise valib loomulikult, et kas ta nagu osaleb selles või mitte. Et ma näen, et tööandjal on väga hea lihtne, soodne võimalus produktiivsust tõsta läbi selle, et ta pakub neid vahendeid tööle. Et ma tean osad tööd, nad pakuvad ka nagu joogatunde, massaaže on ju, Wise'is on kõik need võimalused, magneesiumveed, nii nagu meil siin laua peal on. Kõik need võimalused on olemas, et meil täna Inbank pakub erinevaid lahendusi oma töötajatele, et ma ütleks, et nagu tööandjal nagu imeline võimalus. Vii see väike asi sinna kontorisse, on see magneesiumvesi,
vaheta see mingisugune muu toode, mis ei tõsta produktiivsust välja, asenda see eelarve ja nagu sa näed tulemusi pärast. Et sa võib-olla ei nagu taju seda nii lihtsalt, kui sa ei mõõda seda, aga kui sa oskad seda juba mõõta, siis sa näed ka seda tulemust. Katseta ära, go for it. Ütlesid hea pointi just, et et vaheta see eelarve või kulu mõne mõttes välja, et kui sa juba nagunii mingid töötajatesse või kollektiivi mingid investeeringud teed enne kohvi või koogikeste või kringlitena, mis mõned kohad väga tahavad tellida enne ja siis too siis seda puuvilja või too siis seda värsket, too siis mingi vitamiine, too siis mingeid muid võimalusi. Ja tegelikult see on ju kihvt ka, kui sul on, mis ma mõtlen, kui ma kunagi läksin Wise'i tol ajal TransferWise tööle, siis mind hämmastas see töökultuur, kus olid kapid smoothisid täis ja toodi mingid puuvilju, nagu lõunad, mingid lunch break'id koos mingid esinejad, täiesti teine nagu panustamine ja see tegi tunde nagu vau, nagu what the hell, niimoodi panustada inimestesse, loomulikult ma tahan pingutada, tahan olla siin. Versus see, et ma kohvi otsas öeldakse, et aga no ma ei tea, vitsid mine toisi ja postata. Mul pole aega. Sa veedad nii palju aega seal tööl, et see on sinu teine pere nagu, et see 8-9 tundi päevas istud seal ja see peab olema hea koht, kus olla nagu ja tööandja loob selle keskkonda. No vot, tööandja ettevõtja, kes meid kuulab, ma tean, et ettevõtjad on siin küll ja küll, kes kuulavad vahepeal. Nii et võta härja sarvist, nagu öeldakse, ja anna minna ja vaata, mis juhtub. Kui produktiivsus tõuseb, käibenumbrid kasvavad, roid lähevad suuremaks ja töötajad on õnnelikumad, siis järelikult oled õige investeeringu neid. Võtame siit kohe ka järgmise teema, aga ma annaks teile kinke ka. Teil on mulle kinke, on ju. Mul on teile ka mingid kingitused. Olete kingivennad ei ole? Nii ja naa või? Ma ütlen alati, kui sinu käes ka, et kingitused meeldivad, ma ütlen alati, sõltub, mida sa kingid. Ma igat asju ei taha, aga sõltub, mida sa kingid. Aga mul on tagasihoidlik kingitused. Mul on mõlemale teile. See on mu teine ettevõte, mille me suht väikse käibega alles alustame ja alustame teine aasta jookseb ja püüame siin käive kasvatada paremini teha. Me teeme digikursuseid. Meil on 2 digikursust, need ei ole meie enda poolt loodud, või me vahendame siis inimest, kes digikursud meile loob. Me ostame sisse inimese, kes meile siis koolituse loob nii-öelda, see on 21 päeva, iga päev ainult 15 minutit teooriat ja praktikat, kohe praktikasse. Üks on tervise teemaline, ühe personaalnõustajast Jaanika Koch-Mäe poolt, kes on väga hull see mõttes nagu scientific inimene, ta on täitsa fanatt, eks ole, elab seda maailma. Ja teine on Kai Oja, kes on selline enesearengu koolitaja, kes siis on teinud digikursuse teemal mina esimesena ehk enda väärtustamine, enda armastamine. Inimesi, kes ei oska tõmmata piire, öelda stopp või ennast esikohale panna. Ja meil on siis märkmikud lihtsalt sellised tühjad joonelised, et kui tahate sodida või anda lapsele joonistamiseks, palun väga, see on lihtsalt puhas jooneline, mingi selline hästi plain simple. Ja ühtlasi ma annan teile mõlemale, ma olen ühele kirjutanud peale, kehtib kuni, aga see tegelikult ei ole õige. Ehk siis see kehtivus tegelikult ei ole. Kirjutasin see algselt ära, ma vaatasin, et aga miks ma üldse panen selle, teisel ei ole. Kood on siin kirjas, ma koodi ette ütles, see on teile, et üks on sulle ja üks on sulle, see annab tasuta kursuse selle koodiga. Lähed kodukale upgradelife.com, valid endale sealt sobiva kursuse, meil tuleb kohe 3. välja ka siin ettevõtjatele rohkem suunatuna, mis näitab seda, kuidas läheb kokku meie teemadega, et üks coach ja ettevõtja teeb siis sellise kursuse, kus õpetab inimestele, et mitte kuidas vähem, aga rohkem teha, vaid kuidas rohkem öelda ei asjadele, mis ei vii edasi. Ja kuidas teha rohkem asju nagu vähema nagu ajaga, aga suurema efektiivsusega ja rohkem nagu produktiivsemalt. Et siis võib-olla see kursus hoopis teile, aga et siis on tasuta teile võimaluse. Ja kui tahab minna, siis upgradelife.com, kasuta, vist oli Kris Kala, ma kohe vaatan igaks juhuks üle, ma õigesti kõiki mäletaks neid koode. Jah, kasuta Kris Kala koodi ja saad -20% meie kursustelt. Ühtlasi on meile suureks partneriks ka minu head sõbrad Million Mindset kirjastusest. Olete kuulnud sellisest kirjastusest? Vast ikka. Tõlgivad klassikuid. See raamat on olemas, teil ei ole? Ei ole. Väga tore. Siin on Robert Igeri raamat Elu vägema seiklus. Walt Disney Company tegevjuhina 15 aasta jooksul omandanud õppetunnid. Et mõlemale sükke raamat lugemiseks ka. Ja kui kuulaja vaataja tahab raamatut, siis million.ee ja sooduskood Kris Kala annab sulle -10% kõikidelt raamatutelt. Ja siis on mul selline pikaajaline partner või sõber, toodab riidest kotte ja igast pakendeid ja igast mingid paberid asju ja kunagi tegime ausalt meie podcasti, kui ma olin ausalt meie podcast. Tegime hunnik neid erinevaid kotti ja nii teeb mul maale seisma ja siis ma ikka mõtlesin, et aga mida nad seisavad, ma annan pigem kingin ära. Ja need on siis lihtsalt sellised erinevates värvides, erinevate meenetega, aga siin näiteks on siis podcast kui teraapia, on üks versioon ja teine
teine, mis me siit välja trükkisime endale, on halli värvi. Mind kotipausus. Ehk siis kumb kummal läheb ja kui tahate pärast mõlemad saada ühe sama sõnumiga mul üleval, saate valida, kui soovite. Aga siin on kotid ka, mis teile tulevad kaasa. Ja kui keegi tahab endale kotte tellida ettevõttele asju, siis minge vaadake dispak.ee, minust on see lehekülg. Vot, siin on meie sponsorite voor läbi ja loomulikult tuletan ka siin meelde, et Puhtas poisid on täna meil laual ja nemad on ka saate sponsorid, seega kui sa tahad nende tooteid proovida, siis palun, see link on sul siin kirjelduses all ja ekraanil ka viskub ette ja kui sa sealt otse lingile lähed, siis sa saad ka tooteid endale -10% soodsamalt soetada nende koduleheküljelt. Tuleme nende teemadega nüüd siukse koha juurde, et me näohoolitsusest tegelikult natuke juba rääkisime ka, aga teen endale märke siia. Räägime võib-olla üldiselt sellise meeste nurga alt, on ju. Just enne tegid hea kommentaari ka, et naised meil siin ei ole ja naiste eest rääkida ei taha, siis sellest peaks olema siin laua ümber ka elukaaslased kõigil. Aga et millele veel mehed võiks oma elus nagu tervise mõttes tähelepanu pöörata? Me oleme siin täna rääkinud unest, me oleme rääkinud natukene trennist, toitumisest, toidulisanditest, aga miks või mis nurga alt veel on teie isiklik kogemus, kus võiks olla see koht, et okei, mehed on tegelikult aeg nagu mõelda, sest mulle tundub, et meil on nagu see shift on nagu toimumas, aga kollektiivselt on hästi pikalt olnud see sama teema, mida sina vist sõna-sõnaka mainisid, et mehed üldse ei hoolitse endast, mõne mõttes viimases hädas minnakse ravile, ise ka sama asja nagu näen, et noh, kui ma olen haige, väga harva nagu haige, aga kui ma olen, siis mida ma enda heaks teen? Nagu midagi, ma teen haigena tööd edasi, ma ju tegelikult ei puhka. Võib-olla korra, kui täitsa autis oled, siis pikutad diivanil, magab paar tundi ja läheb paremaks ja uuesti tagasi töölainel. Et me ei võta seda aega versus naised, kes päriselt võtavad seda aja rohkem, et endaga tegeleda. Mis on teie nagu selline võib-olla take away siin kohal? Jah, kuna ma ütlen, ma ei saa üle ümber nagu selle tantsimise nagu siis promomisest, siis ma võin lihtsalt oma enda nagu kogemust rääkida nagu, kui ma alustasin sellega ja mis see nagu muutis mu elus, et üks pool on jah, nagu lihtsalt selline füüsiline tegevus, et sa liigud ja sa nagu oled aktiivne, ja ma arvan, et seda võiks teha kõik, vahet pole, kas sa oled naine või mees. Meestel võib-olla isegi nagu selles kontekstis rohkem, et mida rohkem sa nagu tegeled siukse nagu jõudtreenimisega, et see nagu aitab seda hormoonidaselt nagu veel paremini nagu hoida, millest siin Meiko enne rääkis. Aga miks mulle nagu selles mõttes tantsimine on nagu tootult meeldinud ja mis ma nagu näen, mis positiivset efekte minus on andnud ja ka teistes nagu siis just meestes, kes on nagu alustanud, et kui me räägime just nagu paaritantsust siis niimoodi, et sul on paariline, kes on siis vastassoost enamasti, on ju. Et kui on teemaks enesekindlus või üldse siuke nagu, et sa oled nagu, kuidas öelda siis, julgem võõraste inimestega, võõraste naistega näiteks, siis ja näiteks, et see on nagu asi, millega tahaks tegeleda, siis mina nagu leian, et tantsusaal, kus sa õpid seda oskust ollagi nii-öelda siis teiste naistega koos ja õppida, siis tegelikult ma julgen nagu väita, et see tegelikult hästi palju muudab nagu mehe mingit sükest nagu psüühikat või midagi, et sa hakkad nagu teistmoodi mõtlema, sa hakkad teistmoodi tunnetama kogu nagu seda elu ja maailma enda ümber, et mul ei ole kunagi enda sellega nagu mingit tohutut probleemi olnud, aga ma nagu näen, kui palju see nagu andis mulle veel juurde ja mul on nagu tuttavad, keda ma nagu näen ka, kes on nagu pigem on siuksed hästi nagu arglikud ja meil tihti on ka inimesed, kes tegelevad võib-olla rohkem IT-ga või siuksed nagu rohkem nagu arglikumad vaata või midagi ja kui nad on seal aasta aega näiteks ära tegelenud selle tantsimiseks, sa vaatad nagu, et sa ei tunne ära lihtsalt, see on täitsa teine inimene nagu et see ja siis ongi lihtsalt see, et kuidas seda nagu võimalikult palju teha ja jätkata, et sul oleks seda energiat, et sa eksad seal olla, et siis on nagu siin supplement, millisest nagu valida lisaks juurde, aga jah, mina nagu ütleks, et see on üks asi, mida mehena saaks näiteks teha, et kui ei ole nagu varem mõelnud selle peale. Ma ütleks nagu seda, et hästi nagu huvitav on näha neid mehi, kes mattuvad töösse või igapäevarutiini ära, unustavad iseenda ära. Lõpuks, mis nende suhetega juhtub, need ei ole seal enam, et sellel mehel ei ole lõpuks midagi anda enam. Et mida ma näen nagu on see, et kui me räägime jälle sellest kuula ise ennast, et mis on see, mis paneb sind põlema väljaspool kodu, mis teeb sind huvitavaks, mis annab sulle energiat, Johnny jaoks on see täna tantsimine, minu jaoks on see motosport,
kindlasti, et noh, ma tegelen mootorratastega, käin ringrajal, on ju, ja arendan seda, et noh, aga see on mul ka tulnud nagu põlvest põlve, et mul vanaemad on, isad, emad, kõik on teinud seda, on ju, ma annan seda edasi. Ja see on see, mis toob mulle energia tagasi. Ma olen käinud ka igasugustel meditatsioonidel, rännakutel, kõik see on nagu nii oluline, et ärge jätke ennast unarusse, et ma näen täna ka nagu erinevates ettevõtetes nagu tippjuhid, kõik teevad trenni, kõik teevad mingid oma hobisid, kõigil on mingi oma asi nagu ja see on täiega äge, nagu mis iganes, kui veider see oleks või põnev või mitte põnev. See on see, mis teeb sellest mehest mehe, et kes ta ise on ja siis tal on ka energiat anda kõigile teistele. Et mees on andja, et olgem ausad ja kui sul ei ole midagi anda enam, siis on jama majas. Et tegele sellega, mis on sinu jaoks põnev, huvitav, mis iganes see ei oleks, ära nagu unusta ennast ära ja naised ja kes iganes pereliikmed on, nagu toetage seda, et tema on andja, kes peres annab. Et kui ta jääb nagu unarusse, siis on tuksis. Siis on kogu pere jah, kõik kannatavad. Tagumikul. Vaata meie aega. Aga ma küsin ikkagi selle nurga alt, mis ma ütlesin teile ka saate eelselt enne. Mis te veel tahate rääkida? Mis on veel need teemad, millest me siin kuulajale, vaatajale hetkel rääkinud ei ole või on mõned teemad, kohad, mida tahate põhjalikumalt puudutada või üldse, mis te tahate jagada ja kui midagi konkreetselt ei ole, siis ma annaks selle lõpusõna ka teile. Millega te punkti panete sellele kogu tänasele vestlusele? Võib-olla üks asi, mida ma selles mõttes tahaks lihtsalt jagada veel, et vahet pole, kas me räägime tervisest või tööst või üleüldse on lihtsalt nagu minu enda mingi siuke filosoofia, mille peale ma nagu ka päris palju nagu mõelnud viimasel ajal, on lihtsalt siuke nagu järjepidev nagu mingisuguse tegevusviisi nagu siis praktiseerimine, et sa ei anna lihtsalt alla, selleks kogu aeg käitud ühtemoodi ja selle mustriga sa tead, et see nagu viib sind edasi ja sealjuures sa nagu naudid seda tegevust ka, et sa ei mõtle, et see on jube tüütu ja ma tahan jõuda kuskile, mis siis mind teeb õnnelikuks, sest et nagu fakt on see, et tegelikult kui sa jõuad sinna, siis sa leiad uue asja, mis sa arvad, et teeb sind õnnelikuks, aga tegelikult sa teed, tegelikult nagu selle läbimarssimise nagu tegemine muudab nagu sind õnnelikuks, kui sa oled selle valinud, siis on see vali oma enda probleem, millega tegeleda nagu, millest ma alguses rääkisin, mis teeb sind tegelikult nagu õnnelikuks ja üks hästi huvitav näide ühest raamatust, Jim Collins kirjutas sellest kunagi siuke raamat nagu Great by Choice, mis räägib siis nagu USA ettevõtetest, kes siis seal kuskil 80-70 nagu saavutasid väga suured edud versus siis kõik muud ettevõtted, mis samas suuruses, mis ei saavutanud siis edu ja mis neid nagu siis eraldas nendest, et mitte liiga äriliseks minna sinna, aga et see tegelikult tõlgendab meie kõikidesse elustiilisse, on siis see, et nad olid hästi järjepidevalt oma mingisuguses tegevuses kinni ja nad tegid seda kogu aeg, vahet pole, kas sul olid rasked ajad majanduses, kas sul olid kerged ajad majanduses ja ta ise tõi üks võrdlus seal raamatus, mida nimetaks siis 20 miili marsiks, et kui sa võtad 2 inimest, kes hakkavad siis 20 miili kaupa nii-öelda liikuma USA idarannikult siis sinna läänerannikule ja sul on inimene A, kes olenemata sellest, kas sul vihma sajab, kas sul torm, kas sul päike, kõnnib iga päev see 20 miili versus siis inimene, kes võib-olla mingi päev kõnnib 50 miili, sest ta on ilus ilm, teine päev vihma sajab, mõtleb, et istub hotellis. Et nagu, mis sa arvad, milline inimene jõuab kõige kiiremini see on teisele poole rannikut, see on see inimene, kes teeb neid hästi pidevaid samme kogu aeg järjepidevalt, sest teine inimene esiteks ta võib olla anda poole pealt, sest et tal pole seda järjepidevust nii-öelda. Ja teistpidi, kui ta jagab seda nii suvaliselt, siis ta lihtsalt matemaatiliselt kaotab selles nagu selles võistluses siis nii-öelda, kui nii öelda. Ja samamoodi tervisega näiteks, kui tegelikult me kõik teame, mida me peame tegema selleks, et olla tervislikum, me teame, et me peaks vähem sööma, mingisuguseid rämpstoitu, me peaks rohkem trennis käima, me peaks rohkem võib-olla vaatama, mida meie veri veel ütleb, millised ained nagu võtta, me kõik teame tegelikult seda, aga ikkagi suur osa inimestest ei tee seda, sest et see on lihtsalt ilgelt tüütu ja see on hästi siuke rutiinne nagu enda nagu distsiplineerimine. Et kui sellest nagu üle saada ja lihtsalt võttagi nagu eesmärgiks, et ei, ma teen seda, ma ei mõtle selle nagu eesmärgi peale, aga ma teen seda, ma commitin sellesse. Et ma arvan, et vahet pole, kas on tervis, töö, suhted, mis iganes, kui sa sellesse nagu suudad hästi enesekindlalt nagu jääda, siis ma arvan, et me kõik elame väga-väga palju paremat elu.
see on minu nagu siuke üldine filosoofia, mis ma võib-olla tahaks jätta veel siia saatesse. Ma ütleks nagu uuesti seda, et ikkagist kuule iseennast ja ära nagu muretse nagu üle kõigest ja põhiline on see, et investeeri iseendasse, et asjad ja kõik muu, see ei loo sulle mingit väärtust lõpuks, et kui sind ei ole, siis ei ole. Et hoia ennast esikohal, mis ei tähenda seda, et see peaks igaüks olema, vaid see, et see aitab sul rohkem anda teistele. Nii et nüüd udinaga sinna kohe kodukale, klikkake lingile, vaadake, mis seal leida on, tellige endale, proovige, andke kogemust, lugege reviewsid, need on ka ju kodukal olemas teil ilusti toodete juures, kui on antud kellegi poolt. Minge uurige. Mina tänan teid, head vaatajad, kuulajad, et olite meiega täna siin, loodan, et oli sinu jaoks põnev vestlus. Mina sain küll nii mõndagi uut ja huvitavat teada. Ma tänan ka teid, härrad, et tulite ja et te toetate ja panustate ja teete midagi sellist, mis on väga äge ja mulle just meeldib see perekeskne teema, et minu mingi märgunistus, mis ei ole veel täitunud, et võib-olla mul on aega veel, aga juba tuleks enda ka midagi sellist teha. Igal juhul aitäh. Aitäh teile. Nägemist, tšau. Tšau. Ja tšau ka teile sinna.